Tee tuba. Jah, ühesõnaga oleme kogunenud, või noh, õigemini mina olen kogunenud, Toomas elab siin Toomase poole, et siis filmida minu uue saateseeria, mitte ainult filmida, vaid salvestada minu uue saateseeria esimene saade, milleks ongi siis Teetuba. Ja selle saateseeria, kuidas öelda, lühikirjeldus on see, et joome teed ja räägime seda, mis suhu tuleb. Tee läheb suust alla ja mulja tuleb suust välja. Ja puru jääb suhu. Jah. Ja selles mõttes sisulisi nagu piiranguid ei ole, et see ongi minu kõige nagu laiem saateformaat. Küllap ta kaldub olema kergelt filosoofiline ja kohati võib-olla ka deep, aga siin ei ole mingit sellist temaatikat või piirangut saatel, et siin võimegi absoluutselt kõike arutada ja loomulikult ka seda teed degusteerida ja kommenteerida. Et nii mina kui Toomas suht enam-vähem samal ajal avastasime enda jaoks puuerri teed ja nüüd Toomas on natukene tihemini või isegi ütleme entusiastlikumalt seda siin saanud proovida ja mina tema kõrvalt ka natuke siin mekkida. Et mis võib-olla juhatamegi selle teetoa sisse siis ühe väikse teejutuga ja võib-olla sa jagad natukene ja mina ka, mis see puuerr siis meile nagu andnud on ja võib-olla ega kuulajad ju kõik ei tea ka tingimata, mis see puuerr üldse on, et siis teeme väikse puuerri, kuidas see lahkamine oli nüüd, disektoomia, lahangu. Jaa, tere. Tere. Ma ei tunne küll, et ma oskaks väga midagi rääkida teest, et ma tunnen, kuidas minu alandlikkus ja lugupidamine selle taime suhtes ainult kasvab. Ja võrreldes inimestega, kes on kümneid ja kümneid aastaid selle teega koos elanud, siis ma olen ikka väga roheliste kõrvatõustega. Absoluutselt, mina samamoodi, et kõik, mida ma meilt palun, ongi see, et lihtsalt jagame nii palju enda kogemust, kui palju me nagu võhikutena selles avastanud oleme. Et see ei ole nüüd mingisugune, kuidas öelda, ma ei teagi, kogenud või kuidagi kriitiline hinnang, vaid pigem nagu tutvustame seda teistele võhikutele, nagu me ise olime võib-olla aasta aega tagasi, nagu me ei olnud nagu selle teega niimoodi kokku puutunud, et milline nagu põnev maailm siit on tegelikult avastada. Ja kui sügav ja lai see tegelikult on. Ja minu jaoks, ma olen tegelikult puuerri ju joonud varem ka, aga ju ma siis ei olnud valmis. Ma olin kuidagi seal Jaapani roheliste teede maailmas üsna pikalt ja kirglikult. Ja puuerr käis mul vahest külas. Ja ma mõtlesin, et puuerr ongi selline tume ja mullane ja nagu must tee a la midagi. Aga siis ühel hetkel äkki see uks lendas lahti. Ma ei oska isegi täpselt näppu peale panna. Kindlasti on teetseremooniad, kuhu ma olen sattunud, mida näiteks Steve on teinud või keegi veel. On nagu seda ukselinki lõgistanud. Aga ühel hetkel kuidagi ma vist nagu kasvasin selle maailmani ja olen nüüd kuidagi leidnud tees hästi palju sellist nagu õpetajat või. Et kvaliteetne tees ei pea olema ilmningamata puuertee, aga puuerteel on võib-olla kõige rohkem selliseid omadusi, mis natukene muudavad ka kehaseisundit. Et kui sa ütled õpetaja, siis sa mõtledki nagu seda, et ta annab sulle nagu mingisuguse peegli või mingisuguse ruumi, milles siis nagu iseennast võib-olla avastada või kaardistada või mis sina selle all mõtled? Jah, et see on selline,
ma isegi märkan, kuidas mul on järjest raskem rääkida asjadest, olles rohkem nagu teel iseenda sisse. Ja see tee on olnud võib-olla nagu selline õpetaja, mis on lihtsalt näidanud mulle, seal on 2 tasandit. Üks on see, et ta on näidanud mulle, et kuidas nagu, kus mu kehas midagi toimub, et ta on nagu toonud tähelepanu mingitele erinevatele kohtadele kehas ja nagu energiat kuidagi aidanud koondada sinna. Ja meeleseisundit rohkem meditatiivseks mõnikord, aga mõnikord ka täiesti mingis teises suunas. Ehk et hästi palju nagu teadlikkust või mindfulnessi on läbi tee tulnud väga mitmel moel. Ja üks on puhtalt see, mida ta kehaga teeb või nagu energiatega teeb. Teine on see, et see alandlikkus on paljuski selles, et kui mulle on juba tundunud, et ma tean, mis asi on puuer või isegi ühe konkreetse teega, et ma seda teed juba tunnen. Ja siis, kuidas ma järgmisel päeval pean oma sõnu sööma, sellepärast, et ma tegelikult avastan, et ma olen ise teises kohas ja see tee näitab mulle hoopis teisi asju, on hoopis teistsugune, kuni alates mõjust ja lõpetades maitsega, mis võib olla ka täiesti erinevatel päevadel. Ja see on täpselt see, et iga kord, kui on tunne, et okei, ma juba tean igasuguseid asju, siis küsitakse mult kohe, et kas tõesti? See tee on hästi huvitava siukse haputooniga, mida ma ei ole kunagi selles showpueris nagu tundnud. Aga samas on see hästi pähkline. Ja meenutab mulle seda chagat. Väga meenutab chagat. Isegi kui ma silmad kinni jooks, siis ma arvaks, et see oleks mingi chaga tee. Aga jaa, ma jagan enda poolt ka, et ma olen ka tseremooniatel kokku puutunud, ma arvan esimest korda mingi 2-3 aastat tagasi. Aga siis minu jaoks toona oli nagu see pigem selline nagu meditatsiooni nagu, ma ei tea, ettekääne või selline asi, et ma lähen sinna, okei, ma joon mingit kuuma jooki on ju, või joon teed on ju, aga pigem nagu see tundus mulle, et see mõju tuleb sellest vaikusest istumisest on ju. Kuni siis järgmine selline minu jaoks nagu nurgakivi oli, kui Steve on kutsunud Eestisse mitu korda ühte zen-meistrit nimega Wu De, kelle saadet ma soovitan Hallokosmoses kõigil kuulata. Väga ägeda jutuga mees ka ja selline väga nagu alandlik on võib-olla sõna, millega kirjeldada teda. Kuigi tegelikult ta ei ole, ühesõnaga ta elab Taiwanis ja kasvatab teed ja on väga süvitsi selles maailmas sees. Aga ise on tegelikult pärit kuskilt Californiast, mingi täielik süke USA, mingi joki nagu, et siis on nagu huvitav süke, kuidas öelda, miks tuur nagu mingist mungast ja samal ajal mingisugust, mitte redneckist, aga sükest mingit tavalisest, mingist ameeriklasest nagu. Ja tema oli siis Eestis külastamas ja tegi paar teetseremooniat ja ma sattusin ühele neist Tartus. Ja vot siis ma sain sellise esimese kogemuse, kus ma tundsin, kui nagu võimsalt võib see mõjutada seisundit. Ja Wu De ise ütles, et see nagu tee tegemise kunst on nagu tegelikult nagu mitte midagi tegemise kunst. Et kuidas sa õpid nagu mitte midagi tegema. Ja sellesse ma ei hakkasin minema, sest ma ei ole mingisugune zen inimene. Aga see seisund oli võimas, mis sellest nagu tuli. Et ma tundsin seda kehaliselt, ma ei tea, kes on teinud ayahuascat, siis kehaliselt ma tundsin, nagu ma oleks just ayahuascat teinud, selline nagu tohutu mingi loputus käis kehast läbi, ilma siis nende visuaalideta, mida psühhedeelikumad pakuvad, aga kehaliselt oli sama isting ja selline tohutu nagu kohalolu ja nagu mingi nagu võimas selline nagu protsess käis läbi. Ja siis ma sain aru, et okei, see võib midagi muud olla ja siis jälle mingi aasta-paar hiljem Steve rääkis mulle, kuidas temal oli ka nagu täiesti psühhedeelne kogemus niimoodi, et ta jõi teed, pani täiesti kuskil kehast välja, tuli mitukümmend minutit hiljem tagasi ja siis küsis mulle, küsis selle, ma ei tea, kas ta selle sama Wu Deega või võib-olla isegi jõi temaga ja küsis, et kuule, et miks sa LSD-d mu tee sisse panid. Oi, nüüd läks täiega klippi, vabandust. Et siis ühesõnaga teega on võimalik nagu täiesti trippida ja tegelikult ongi see,
mulle tundub, et see õpetaja siis selles tees on tegelikult need seisundid, millesse ta suudab sind nagu viia ja nende seisundite me õpimegi iseennast nagu tundma, oma erinevaid nurki valgustama, teadvust erinevatesse kohtadesse viima. Et selles mõttes see on jah, kui kõik see pikk loba nüüd lühidalt kokku võtta, siis see on üks päris sügav ja põnev maailm ja avastus nagu retk iseendasse, mida see tee on nüüd avamas minu jaoks. Aga puuerteed on laias laastus 2 sorti, eks? Jaa. On Sheng ja Shu. Ja ma tean, et üks on selline, siis võib-olla räägime taustaks hästi kiiresti ära nendele, kes ei tea, ilmselt enamus ei tea, et tõmban sulle hästi natukene jah, nüüd ma tõmban koos lauaga. Ma tõmban lauda sulle hästi natukene ette. tegelikult oota, see tee tõmbab juba üle, ma pean selle vahepeal välja valama. Et jaa, teeme väikse tausta sellise taustainfo ka inimestele, mis see puuer üldse siis on. Taustaks kostab mõnusat sellist solinat. Jah. Ja välja tuli mõnus mullane mudamöks. Ja vedrud pinisevad vahvasti. Jah, ja ma arvan, et kuna mul veits seda raadiotausta on, siis mina hakkan oma külalistele olema see nagu pind perses ka, kes pidevalt laseb nagu käseb mikrit endale lähemale tõmmata ja ahistab helitehnikaga. See on see, miks mulle meeldiks tegelikult mingisugune Klipp on, et ma saaks rahulikult valada teed ja teha neid asju ja las see helikvaliteet siis olla selline natukene tuhmim. Aga see on personaalne eelistus. Ja kui me juba sellest räägime, siis tegelikult ma märkan, kuidas mind ajab närvis, et see kaamera töötab, sest ma tunnen kuidagi mu keha on jäik ja ma püüan ennast kuidagi sättida mingi parema nurga alt ja see piirab mu flow'd märkimisväärselt. Nice, mul üldse ei ole seda. Kui sa ei oleks maininud, ma oleks juba ära unustanud, et see kaamera üldse kuskil on. Ma olen nagu väga teadlik sellest ja ma tunnen, kuidas ma olen nagu kohmakas ja piiratud tänu selle. 3. silm on endal peal. Jaa, täiega. Okei, siis juhata meile puer sisse. Ma olen jälle tunnen, et ma olen nagu oma mugavustsoonist hästi väljas. Ma võin rääkida lihtsalt, mida mina tean. Kindlasti paljud teavad teistmoodi ja palju rohkem. Ei, Toomas, räägi mulle palun seda, mida sa ei tea. Ma seda räägin sulle homme, sest homme ma tean juba. Aga, et puuer on siis üks selline teeliik, samamoodi nagu on roheline tee, valge tee, punane või must tee, siis idas oleks punane, läänes must, oolong tee ja siis on puuer tee. Ja puuer teed on siis laias laastus 2 sorti, ühed on sellised, mis on sellised nagu meil siin on selline hästi tume ja mullane. Need on sellised, mis on nagu küpsetatud või nii-öelda lastud valmida kiirel meetodil ja nad on reeglina siis kohe tarvitatavad ka. Sa oled kiiremini valmis, aga kas sa tead, oled sa vaatanud, kuidas see kiirendamine siis käib või mida nad seal täpselt teevad või? Mulle on seda rääkinud meistrit, aga ma olen suutnud selle 2 kõrva vahelt mööda lasta, nii et ma seda ei hakka siin tsiteerima, sest äkki ma mingit jama. Põhimõtteliselt see fermenteerimine, see on nagu kiirem fermenteerimine. See võib mingi hästi lihtne nüanss olla, umbes nagu veiniga on see, et kuna sa lased näiteks hapniku peale või kas sa lased, on ju, et kui palju sa lased õhku sinna ligi, see juba võib muuta kogu selle nagu tee nagu olemuse. On just. Ja selle tulemuseks on siis selline tee, mis ajas enam väga palju ei väärindu ja mis on nagu kohe joomiseks valmis ja on selline nagu tume ja maalähedane, ta võib olla pähkline, mullane, seal midagi sellist. Ma tahakski öelda oma kogemust nüüd, kui ma olen natukene, kusjuures seda rohelist või toorpuerri, mis sa mulle nüüd andsid, seda ma proovisin tegelikult esimest korda siis, kui sa seda mulle andsid, nüüd paar kuu aega tagasi. Et see, kui ma võrdlen, siis tume showpuer on hästi maine, et tõesti nagu ta tõmbab hästi nagu juurtesse, hästi kehasse, kui ma võrdlen neid seisundeid, et mõlemad toovad kohale, mõlemad toovad selguse, aga see roheline on pigem nagu selline õhulisem võib-olla või nagu avaram, ma ütleks, et ta ei too nii hullult kehasse.
nüüd kui Jaa, ma just rääkisin ühe oma sõbraga neljapäeval, kes ka avastab neid teesid ja tema ütles samamoodi, et tema kogemus on see, et see show on pigem selline maalähedane ja Sheng on pigem nagu ülespoole. Eks Sheng on siis, need on siis sellised teed, kui nüüd tuua veinimaailmast paralleel, et on veinid, mis tehakse kohe joomiseks, noorena joomiseks ja mis vananedes nagu ei väärindu. Ja siis on veinid, eks ole, mis on tehtudki selleks, et nad vananedes veel nagu koguks oma väärtust. Et need showpuerid siis on, nad näevad tavaliselt välja sellised heledamad, kollakamad, rohekamad, kui nad on juba valmis tehtud. Et nad on kuidagi nagu rohelisema olemisega ja nemad siis küpsevad läbi aastakümnete, neid säilitatakse selleks siis spetsiaalsetes nagu hoidlates, kus on õhuniiskus on seal kusagil ideaalne, kuskil seal peetakse mingi 70 kandis vastavalt, kas siis on selline rohkem niiskem või kuivem. Suhteliselt stabiilsed temperatuurid on seal Aasias tihti ja nemad seal siis küpsevad ja koguvad oma väärtust ja väge, et siis see teravus, mis on nagu sellisel noorel Shengil, see teravus, see kibedus ja mõrusus, see siis tasapisi muutub selliseks nagu pehmemaks ja teistsuguseks, et seda tööd siis teevad seal mingi suur kseeni ja baktereid, kes seal kallal toimetavad sellises poolniiskes keskkonnas. Huvitav on veel see, et see tee nagu kultuur on tohutult sügav ja nagu ajalooline, et see, kus seda teed nagu kasvatatakse, seal on seda tehtud aastatuhandeid, seda on teinud kümned ja kümned põlvkonnad, generatsioonid nii-öelda samadest perekonnaliinidest ja seda on tehtud nagu tohutu nagu pühadusega, et meil on see tee on selline nagu, ta on ikka au sees, aga ta on selline igapäevajook, siis me ei kujuta võib-olla hästi ette nagu millise pühadusega seal nagu teetaime suhtutakse. Et nii palju, kui ma ise olen nii-öelda meistrit kuulnud, siis jagan ka ainult seda, et inimesed, kes seal siis sellega töötavad, nad alati panevad oma kõige puhtamad, kõige ilusamad riided selga, kui nad lähevad teepuule üldse ligi. Need teepuud võivad seal olla ka pool milleeniumi vana, millelt teelehti korjatakse ja sellesse üldse suhtutakse tohutu nagu austuse ja aupaklikkusega. Ja tõesti nagu kujutad ette, sa saad mingi organismi vilja nagu tarbida, mis on seal, ma ei tea, 500, võib-olla 800 aastat vana on ju, vanemad, võib-olla mõni on isegi 1000 aastat vana teepuu on ju. Et see nagu on uskumatu ja siis pole ime, et see seisund, mis ta sinust tekitab, on selline väga, väga sügav ja väga nagu mõtlik või selline rikas. Jaa, ma tooks natuke maismaanoodi ka sisse, et inimene on lugusid rääkiv loom ja see on kindlasti lugu, milles on omajagu tõtt, aga see kindlasti ei ole nagu kogu tõde. Et tegelikult leitakse, need teed tavaliselt puerid tulevad sellise ketta kujul, nad pressitakse kokku sellisteks kookideks, mis klassikaliselt on 357 grammi või mis see kaal seal täpselt oli, siia-sinna. Ja neid siis säilitatakse, nad nagu küpsevad sellistes kokku pressitud kookide kujul, aga on väiksemaid kooke, on suuremaid kooke, on ka telliseid ja veel mingid erinevaid kujusid tegelikult. Mu kõige pikem kogemus oligi ühe tellisega, mida ma reaalselt uhmriga siin peenestasime ja riivisime, me tegime igast trikke, et seda kätte saada. Ja pärast Steve ütles, et aga miks te talle natuke vette ei andnud, oleks ise laiali ajanud ennast. Ja veel, et see võib-olla ei olnudki üldse mõeldud joomiseks, see tellis, et neid on ka dekoratiivelementidena kasutatud. No just. Aga jah, et need koogid siis, kookideks hakati pressima sellepärast, et kunagi ammu, kui transport käis loomade seljas, siis et seda teed oleks lihtsam transportida ühest kohast teise. Ja siis leiti, et nagu oma pikkadel nendel karavanirännakutel need teed siis kuidagi nagu väärindusid, see on jälle üks legend, on ju. Need teed kuidagi väärindusid ja siis hakati siis uurima lähemalt seda protsessi, et kuidas seda siis nagu esile kutsuda, seda, mis seal looma külje vastas kuidagi seal oma selles koogis nagu toimus. Ja siis nagu ilmselt kuidagi arendati sellest siis see Sheng puuerri nii-öelda see protsess ja sealt edasi siis ilmselt veel show puuerri nii-öelda kiiremini küpsetamise protsess. Aga ma tegelikult tahtsin sellest rääkida, et need ilusad riided ja kõik see, et
noh, ma olen natuke videosid ka vaadanud, et kuidas neid siis tehakse, ega need seal tehakse nagu Aasias kõik on selline hästi lihtne, et on niisugused betoonpõrandaga lihtsalt 4 seina ja noh, sealt nende puuerikookide seest ju on leitud igasuguseid asju, sealt leitakse betoonitükke ja patsikumme ja kõike, et Thanks, Toomas. Ma kõike just võimalik. panin korraliku vaeva, et maalida ilus maagiline, müstiline pilt ja siis sina tuled oma kuradi No betoonitükkidega. vaatame mõlemalt poolt ikkagi, maailm ei ole ainult kollane või ainult roheline. Ei no muidugi, kindlasti on seal ka ikkagi tööstus taga ja ma ei ole kindel, kummast maailmast see tee, mida meie joome, on pärit nagu. Ja see Old Tree on ka noh, et Old Tree on üks asi, mis müüb, eks ole, sellepärast on pooled teed, mida sa osta saad kuskilt, seal on see Old Tree kusagil sees mingisuguses, kas hiina keeles või inglise keeles või mis iganes, sest noh, see on nagu see asi, mis müüb. Et ja üks mu sõber, kes on hästi palju kauem olnud kui mina puuerimaailmast ja kellel on veel omakorda mingi võrgustik, keda mina ise ei tunne, tema ütles ja ma kipun tasapisi ka järjest rohkem teda uskuma, et tegelikult läänes ongi väga raske sellele päris kvaliteetsele puuerile ligi saada, et hiinlased hoiavad selliseid, noh, ega ju keskmine hiinlane ka tegelikult ei joo puuerri või sellist nagu kvaliteetset puuerri. Kui sa lähed sealt ostad tanarugad, sa saad sealt ka noh, väga juhusliku kvaliteediga kraami. Samamoodi nagu need netipoed, millele meie gringondana siin ligi saame, need on tegelikult, seal on ka päris palju sellist hit and miss värki. Ja et siis see sõber Marko arvab, et tõenäoliselt need päris kvaliteetsed asjad kunagi Hiinast välja ei jõuagi, et seal on ikkagi ka sellised nagu pühendunud inimesed, noh, kes hoiavad seda enda ringis, et noh, seal on see need tõelised aarded on kusagil seal ja ilmselt on valge inimesel väga raske üldse jõuda sinna siseringi. No sellepärast ongi need society'd või need teeringid ja grupid üle maailma, on ju. Et eks ta ole jah, kõik on siuke nagu poolsuletud või selline eriline. Ja need inimesed, kes peavad neid teepoode, kuhu meie ligi saame, noh, mis on siis mingid lääne teepoed, nagu mina olen ise ostnud Londoni teepoest, ma olen Hiina ühest suurest kaubamajast ostnud, ma olen ostnud Šveitsi teepoest ja noh, siit-sealt. Et seal on tavaliselt ikka nagu need story'd on ka nende teepoodide lehtedel olemas, et reeglina see tähendab seda, et seal on üks pühendunud inimene, lääne inimene, kes kuidagi on selle Hiina kultuuriga sattunud nagu mingisse puutesse ja kes ise käibki seal kohapeal, loob kohapeal oma võrgustikku ja võib-olla isegi ise nagu osaleb selle tee valmistamises või vähemalt on nagu hästi kontaktis nende meistritega ja siis tema nagu toob sealt läbi oma selle kvaliteedifiltri toob siis sealt välja neid leide, millele ta ligi saab ja müüb neid siis nagu välja poole Hiinat. Ja noh, siis on muidugi need eBay alipakkumised, eks ole, kus sa saad osta seda ühte kooki, mis muidu normaalselt maksab, eks ole, seal madala kvaliteediga võib-olla kuskil 50-60 eurot või natuke rohkem. Keskmise kvaliteediga läheb üle 100 ja juba vanemad koogid on seal 200 ja rohkem. Et siis alist sa saad osta täpselt samamoodi mingi ala 1980 mingisuguse koogi, ma ei tea, 15 eurot näiteks. Et sa võid selle osta, aga tõenäoliselt see isegi võib-olla tee, eks ole, aga tõenäoliselt on see mingisugune üsna taimekaitse värk ja jumal teab mida täis ja no see on täpselt sama nagu veiniga, on ju, et samamoodi siin mingi vein, mis meil siin Eestis võib-olla on 20 eurot pudel, on ju, Prantsusmaal on 2 eurot mingisugune lurr, on ju. Et mäletan, me käisime klassikaaslase perega, käisime Horvaatias ja seal on ka ju hull veinikasvanduse värki. Siis meie käisime linna peal, siis taustal vee jälle kohisema. Meie käisime linnas, siis klassikaaslase vanemad samal ajal tutvusid kohalikega ja siis juhtuski niimoodi, et üks kohalik kutsus neid täiesti oma farmi nagu samamoodi kasvatas veini, püüdis ise kala, ainult see on hullult äge, et see on hästi selline kohalik oma tehtud maalähedane asi nagu kultuur ja siis sealt neile pakuti ka kohalikku veini ja öeldigi, et et tegelikult kohalikud kõik hea veini kasvatavad endale, et seda nad ei müügi. Ja kõik, mis on seal, ütleme, siuke, ma ei tea, B või C kvaliteediga, et see siis läheb müüki, et see nagu nii-öelda, mida nad ise ei taha, selle nad müüvad maha,
et ilmselt see on igal pool samamoodi ja erinevates valdkondades, et tegelikult lõppude lõpuks ongi see nagu asja väärtus on nagu see suhe, on ju, mis inimesel tekib nagu nende kohalikega, et no see on ju samamoodi, kuidas see Coffee People hakkas seda kohvi väärindama, on ju. Et ta küsib põhimõtteliselt, ma ei tea, 5-kordset, 4-kordset hinda kohvi eest, aga ta saab seda teha selle tõttu, et tema lendas koha peale ja hakkas kohalikega suhtlema ja koha pealt nii-öelda tooma seda asja, on ju, et sa näed seda inimest, kes on sinu selle kohvi näiteks kasvatanud, on ju, või sa tead seda lugu selle kohvi taga, on ju. Et võib-olla nagu keskmine inimene tegelikult maitses ei eristagi seda, neid nüansse, mis seal on, mille eest justkui küsitakse seda raha, aga inimene ostab seda lugu, mis seal taga on ju, et ilmselt see on sama, mis on nagu selle teemaailma taga ja tegelikult, mis mulle nagu valmistab nagu küsimusi, ongi see, et kui palju ma saan usaldada iseenda maitset ja kui palju ma peaksin nii-öelda õppima siis, on ju, et kui mingi meister ütleb, et see on hea tee, siis ma joon seda, türa, see maitseb rõvedalt, rõve muld, koer ongi kopitanud mulla maitsega asi, on ju. Ja kui palju ma peaksin siis usaldama enda maitset, et ma joon, aga see mulle maitseb nagu. Et eks seal on mingi tasakaal, on ju, ja noh, üks asi, mida mina nagu, ma arvan, keskmisest tundlikumana inimesena nagu saan nagu, kuidas seda usaldada, on see seisund, mis mul tekib, on ju, et sellega ma saan tõesti võrrelda, et noh, et see tee nüüd see, ma ei tea, odav, siuke generic tööstuslik tee tekitab minust selle seisundi, on ju, versus see nüüd nii-öelda serveeritud tseremoniaalselt story'ga, mis annab ka veits placebot, on ju, see tee tekitab sellise seisundi, et okei, sellega ma tõesti nagu saan nagu eristada, aga maitse poolest mul on seda väga raske teha. No maitse ongi subjektiivne, aga kahtlemata toimub seal ka mingisugune kohanemine, et need teed, mis alguses tundub, just kui me räägime nendest Shenpueridest, siis nad alguses seda kibedat ja mõru ja kootavat ja seda võib sulle lehmatavalt palju, eriti kui sa jood seda sellise kangena ja väikeste kogustega, nagu teda kung fu meetodil juuakse. Kung fu meetod on siis sõrmkübara tee, jah, et kus ühest teest tehakse hästi palju selliseid üsna kangeid šotte, sest see tee mängib ja avaneb läbi selle, et see esimene šott on hoopis teise maitsega kui mingisugune kolmas ja viies on hoopis teistsuguse maitsega. Jätkame sealt, kus pooleli jäi, me rääkisime ühesõnaga sellest, et see tee ei ole nagu lihtsasti kättesaadav, jah, et ikkagi peab neid inimesi teadma ja ma tõin võrdluseks selle, et see ei ole ainult teega nii, et sama on nagu kohvi ja sama on veiniga, on ju, et kui me käisime siin Horvaatias, siis seal oli samamoodi, et ma käisin klassikaaslase perega ja meie käisime linna peal ja klassikaaslase pere siis tutvus kohalikega ja üks kohalik pere kutsuski neid siis einestama, et seal on hullult äge, et nad hästi palju kasvatavad toitu ise, püüavad kala ise, söövad värsket ja kasvatavad oma veini ise, on ju. Ja veiniga siis tuligi välja see, et nad jõid siis seal seda peremehe enda tehtud head veini, head kvaliteetset ja peremees oligi öelnud, et ega nad kõige parema veini loomulikult kasvatavad ise endale, et seda nad ei müügi maha, et see vein, mis nad maha müüvad, on ju, see on nagu siuke B või C kvaliteediga vein, mida nad ise ei taha. Ja see on sama on ju igal pool, Prantsusmaal samamoodi võid, on ju, see vein, mis Eestis maksab siin 20 €, võid Prantsusmaal leida paari euroga poest, on ju, et on seal nagu odav lurr, on ju. Et sama on kohviga ja noh, näiteks meil Eestis siin on see Coffee People, mis on üks äge ettevõte, mis väärindas siis kohvi on ju 4-5-kordseks võrreldes selle poekraamiga, mille puhul sa tegelikult, ma arvan, keskmine inimene nagu ei erista neid maitse nüansse, mille eest raha küsitakse, aga lihtsalt selle story eest, selle eest, et sa näed, kes on sinu kohvi kasvatanud ja sellest, et see siis Coffee People'i asutaja ja nende tiim on ju läks sinna koha peale, lõi koha peal need suhted, uuris kogu selle loo ja ajaloo selle asja juures välja ja lõi nii-öelda need siis, kuidas öelda, kaubandusteed otse siis nii-öelda tootjalt tarbijani, selle eest tema saab küsida 4-kordset hinda. Et ühesõnaga jah, järeldus on see, et see on igal pool nagu iga kaubaga sama, et sama ka teega, et sa ikkagi
küllalt raske on meil leida seda head kvaliteetset teed ja siis mis ma veel juurde tõin, mis ka läks kaduma, oli see, et minu jaoks on üsna raske nagu eristada neid teesid, et kui palju on see, kui palju ma saan usaldada oma maitset, kui palju ma pean usaldama mingit meistrit, kes ütleb mulle, et see nüüd on hea tee, et nüüd see, vot seda nüüd naudi, on ju. Aga mis ma enda jaoks muidugi olen avastanud, on see, et kuna ma olen suht tundlik, siis ma saan nagu seisundi pealt vähemalt nagu eristada neid teesid, et mis seisundit tekitab mulle odav tee, mis seisundit tekitab mulle mingisugune kallim tee, on ju, või mingi vanem tee. Et selle põhjal ma saan nagu enam-vähem nagu seda kvaliteeti eristada. Vot, lühikokkuvõte. Jah, mina nüüd ei tea, mis või kas minu jutust läks midagi kaotsi, aga ma arvan, et maitse on subjektiivne ja see on, mis maitseb, seda jood. Et see oleks ju üsna veider, kui sa hangid endale hobi, kus sa hakkad ise ennast vägistama ja endale sisse kallama mingeid asju, mis üldse ei maitse. What's the point? Aga maitse kindlasti ka muutub ajas, et kui alguses eriti need Sheng-Puerid on, eriti kui nad on veel nooremad, siis nad on üsna palju, on sellist kibedat mõru ja sellist kootavat maitset seal. Eriti kui sa teed seda kung-fu meetodil, mis kung-fu meetod läks ka kaotsi, eks ole, meie salvestusest, nii et räägime sõrmkübara meetod just, et seda puuerri rituaalselt juuakse tihti niimoodi, et tehakse hästi palju tõmmiseid, nii et pannakse nagu see vee ja tee suhe on suhteliselt nagu vähe vett ja palju puru. Et enam-vähem niimoodi ongi, et kui see tee on ära paisunud juba, siis vesi teda vaevalt katab, on nagu see kangus. Ja niimoodi saab sealt siis kätte palju tõmmiseid, need tõmbeajad on alguses hästi lühikesed. Esimene on üldse pesu, mõnel teel soovitatakse ka mitu pesu teha, mõne idee võib-olla ei vaja pesu, aga klassikaline see, et esimene on pesu, selle esimese tee annad siis oma sellele teelemmikule, kes sinu teelaua peal elab, ja seal on tavaliselt mingi kujukene, rituaalne, et esimene läheb talle, siis teisest hakkad ise jooma ja see teine tõmmis seal võib-olla on näiteks mingi 10 sekundit ja siis järgmine on 15 sekundit ja see sõltub muidugi sellest teest, mis kui palju välja annab, kui vana puulehed need on, eks ole, vanem puu annab aeglasemalt välja. Ja siis see kung-fu meetod kokkuvõttelt on see, et sa jood väikseid koguseid, hästi kiireid tõmbeid ja niimoodi sa saad nagu osa sellest loost, mis sealt lahti rullub. Jällegi see on, šuudel on nagu seda lugu vähem, et need nagu muutuvad läbi tõmmete vähem, maitse just, aga ka energia, aga Shengidel on tihtipeale seal terve selline rännak nagu mingid erinevad maitsepalletid. Siin võib nüüd rääkida sellist juttu, mida veinisõbrad kõik teavad, et seal kõik need mingi miljon maitset, kõik need buketid, eks ole, alates sõnnikust ja lõpetades puuviljaga, kõik need on sellest teest täpselt samamoodi olemas erinevates teedes ja nad avanevad nagu erineva kiirusega, nii et see on selline üliäge retk. Mis ma enda jaoks selle avastasin, oli see, et selle Showpueriga kangemaga on nagu ma võin endal tassi ära teha ja siis nii-öelda nagu, ma ei tea, tavalise eestlase kombel seda tassi lürpida ja siis seda nagu trippida, aga Shengiga on see, et see on nagu ikkagi eraldi seisev tegevus. Et kas ta just peab tseremoonia olema, aga põhimõtteliselt sul ikkagi kogu fookus lähebki selle tee nagu tegemisele ja siis degusteerimisele, on ju. Et ongi, et sa saad nagu, kuidas öelda, see tee kogemus on rohkem sisaldabki rohkem seda tee tegemist ja tee joomist, on ju. Et kui showga, ma olen ka nagu tseremooniatel seda saanud, et sellega on nagu pigem nii, et ma joon selle tassi ära, on ju, ma ei tea, palju serveeritakse seal 100–200 millilitrit, mis on Shengi puhul nagu väga palju, ülatu palju, on ju. Et ma joon selle ära ja siis ma tripingi seda, mis ta mu kehas teeb. Ma tulengi kehasse, ma saan seda kogemust, on ju, siis Shengi puhul on see, et ma ikkagi nagu aktiivselt joon seda, aktiivselt maitsen seda ja aktiivselt nagu kogen seda nagu koos selle valmistamisega, et see on nagu rohkem selline aktiivsel tegevus, ma ütleks. Jaa, see on selles suhtes tänuväärne nagu sellise nii-öelda mindfulness praktikana ka, et kuna sa kogu aeg valad sinna seda vett ja jälle valad seda teed sealt välja ja jagad seda siis oma nende teesõprade nendesse teetopsikestesse laiali, et siis see tegevus ise hõlmab ka su meeled ja annab sulle veel seal need maitse ja lõhna nüansside avardumise, kõik selle, et
kuna su tähelepanu on sellega hõivatud, siis see hoiabki sind nagu hästi kohal seal, et seal justkui nagu ei ole ruumi enam lihtsalt muule, sest et sa oled juba nii hõivatud kõige sellega. Et see aitab nagu justkui kaasa sellele jah, kohaloleku sellisele harjutusele. Et saad nagu meelele mingi kondiambusse visata ja siis saad ise olla oma tähelepanuga kogemises. Jaa, et me vist olemegi jõudnud siit nüüd sinna kohta, kus võiks rääkida paar sõna sellest selle tee mõjust ja mis oli minu jaoks oli suur selline nagu vau hetk, kui ma olin avastanud ise ja veel paari inimesega nagu arutanud kuidagi, et nii huvitav, et mingisugused need puuerteed tõesti tekitasid neid selliseid teistsuguseid tajuseisundeid või teistsuguseid energeetilisi seisundeid kehas. Ja esimene oli siis see, et tõepoolest, et ma ei ole ainuke, et ma ei kujuta seda endale ette. Ja siis see teine oli see, et vau, et kui ma avastasin, et see tegelikult on asi, millest räägitaksegi selle tee juures, et seda arutatakse, on see, et hiinlastel on see ki või chi, eluenergia, mis on kõiges. Kõik on elav ja kõiges on eluenergia. Ja siis, et tees täpselt samamoodi on see tee eluenergia ja sellest nagu räägitakse kui ühest tee kvaliteedist, et see on mingi asi, mis ongi asi. Et teinekord tee kirjelduste juures seda isegi kuskil nagu müügikirjeldustes mainitakse, et see tee on tugeva chi-ga. Ja seal foorumites inimesed räägivad ja nii edasi. Et see oli nagu nii äge avastada, et see ongi asi, et see on nagu nii paljud inimesed jagavad seda kogemust. Et seal on mingi kvalitatiivne nagu erinevus on ju selle seisundi, mis ta tekitab. Ma mõtlesin veel nagu maainimestele või maakeeli ka nagu selgeks teha, et seisund nagu teisisõnu on olek on ju. Et kui nagu hästi basicuks minna, ma ei ole päris kindel, kes nagu kuulavad seda saadet, et kui hästi nagu lihtsaks minna, siis see on umbes nagu on ju olek muutub, ma ei tea, kui sa jood on ju kohvi või kes joob alkoholi on ju, et need kõik on nagu olekud või seisundid on ju, mida siis mingid asjad nagu tekitavad. Samamoodi päeva jooksul on ju olekud ja seisundid muutuvad on ju, kui sa oled on ju hommikul ärkad, oled ergas on ju või vastad mingile tegevusele. Speak for yourself. Jah, ma ei ole ka paraku hommikul inimene, ma väga tahaks olla. Et see, millest me siin räägime, ongi siis sinu nagu see olek, mis hõlmab endas enesetunnet, aga mis hõlmab endas nagu veel nagu väga paljusid erinevaid kvaliteete, nagu näiteks sinu, kuidas öelda, taju, kuidas sa nagu ümbritsevad tajud on ju. Et kui sa oled ikka padupurjus, siis nagu väga hästi taju nagu ümbritsevad on ju, väga palju läheb mööda on ju. Võrreldes teega, kus tee pigem teeb erksaks on ju, erksaks ja kohalolevaks, siis sa pigem tajud väga lihtsalt erinevaid nüansse ja erinevaid nii-öelda sisendeid, kas siis helis või värvis või mis meelte kaudu sa veel on infot võtad. Et see on nagu see, millest me kokkuvõtlikult räägime, kui me räägime seisunditest, mida tee põhjustab on ju. Kuidas, ma tegelikult küsingi sinu käest, kuidas sina veel nagu defineeriksid seisundit kui sellist või kas just defineeriksid, aga kirjeldaksid, et mis on need nüansid, mis sinu jaoks nagu seisundis joonistuvad või muutuvad või mille kaudu sa nagu eristad erinevaid seisundeid või teesid siis näiteks? Ma arvan, et sa andsid päris hea seletuse juba. Minu jaoks üks osa sellest seisundist on see, et nii-öelda kus on mu tähelepanu või ka, et mis hõlmab mu tähelepanu. Et seal on justkui nagu kaks poolt on, üks on see teadlikkus ja teine on see, et kuhu ma siis nagu oma selle teadlikkuse või tähelepanu suunan. Et ma võin ju valida näiteks, et mul on näiteks, ma ei tea, ülisitt olla oma kehas millegipärast kuskilt midagi valutab näiteks, siis see on kehaseisund, aga ma võin valida, eks ole, siis sellele pöörata tähelepanu, aga ma võin ka valida häälestuda kuhugi hoopis mujale, et näiteks mul on vaja teha mingisugust mõttega tööd ja siis ma võin valida nagu pigem eirata seda, mis keha toimub ja tuua kogu oma fookuse näiteks ainult kuhugi mõistuse tasandile. Ja siis minu seisund ongi selline nagu võib-olla selline ratsionaalne ja mõistusepõhine. Aga ma võin ka valida, anda tähelepanu kehale ja püüda aru saada, et mis seal toimub ja mis ma
sellega saaksin ette võtta, juhul kui ma tahan sellega midagi ette võtta. Ja see jälle omakorda on põnev, et kui sa siis nagu liigutad oma tähelepanu, oma teadvust nagu kehas ringi, siis see omakorda jälle muudab sinu seisundit, on ju. Jah, see on nagu tagasisidestatud süsteem, kahtepidi tegelikult toimub see infovahetus. Täpselt samamoodi nagu see seisundi, ma arvan, seisundiga on seotud ka emotsioonid, ja samamoodi nagu mõtted ja emotsioonid nagu on ka omakorda mõlemad pidi vastasmõjus. Et see, mida ma mõtlen, mõjutab mu emotsioone ja millised on mu emotsioonid, see võib kergesti hakata mõjutama mu mõtteid, eriti kui ma nagu ei ole seal kohal ja ei tee mingeid teadlikke valikuid. Et mis mõtted esile tulevad ja mis seosed tekivad, on ju, et see on maru põnev nagu ja selles mõttes ju kõik igasugused vaimsed süsteemid nagu töötavad selle peale, et jooga ju samamoodi on ju, et läbi siis mingite asendite, läbi mingite, no ühesõnaga neid viis on erinevaid, aga ütleme näiteks kehapõhine on ju jooga, mis tegeleb mingite asenditega või hingamistega, sa samamoodi viid tähelepanu kuhugi ja selle tõttu nagu tekitad mingisuguse seisundi ja siis samamoodi õpid nagu ka vaheldad neid seisundeid, on ju, et see tegelikult nagu peenemal tasandil, üks asi on see tervise aspekt, on ju, ja et sul oleks hea olla, et sul oleks kõik toimiks, on ju, kehas, nii nagu peab või nii nagu võiks. Aga teine aspekt on see, et kui sa sellest lähed nagu peenemaks või edasi, siis järgmine samm ongi see, et sa hakkad tegelikult oma enda teadvuse ja oma enda teadvusseisundiga mängima siis nende praktikate läbi, on ju. Samamoodi meditatsioonis või samamoodi kõikides teistes praktikates, et nagu tee on siis üks viis selleks, üks tehnika või üks vorm neid seisundeid nagu nende seisunditega mängida. Jah, et kui seda vaadata nagu šamanistlikus pildis, mikrofon lõua alla mees. Suudle seda. Kui seda šamanistlikus pildis vaadata, siis meil on, see nüüd on selline Castaneda jutt, et meil on kogumispunkt ja meie siis, nemad näevad siis nagu igat inimest sellise helenduva munana ja kogumispunkt on siis nagu see üks punkt, kus su häälestus on selle muna nii-öelda kas siis pinna peal või kusagil nagu seal pinnast kuskil näiteks seespool natuke. See on lihtsalt üks viis seda visualiseerida või kirjeldada ja siis selleks, et seda punkti nihuta, on vaja energiat. Kui sul on vähe energiat, siis su punkt on nagu ühes kohas paigal, sa tajud maailma alati ühte moodi. Näiteks sa oled selline kaine, ratsionaalne inimene, sa paned oma maailma alati kokku läbi nagu ühe prisma. Ja kui sul on rohkem energiat ja kui sa oled juba nagu mingisugused oskused saavutanud, siis nagu selles ruumis navigeerimiseks, siis sa saad hakata seda punkti nihutama, mis tähendab siis seda, et sa tajud maailma teistmoodi. Näiteks üks on see, et ma tajun maailma läbi mõistuse, ma olen hästi ratsionaalne, kõik on loogiline, babah, siin on probleemid, siin on lahendused, eks ole, haamer ja nael. Ja siis võib-olla teine seisund on selline nagu läbi emotsioonide või läbi südame, ma vaatan kõike hoopis läbi selle, et tegelikult kõik on täiuslik ja siin on mingi tänulikkus ja kolmas võib olla see, et kõik on nagu mingisugune viletsus ja hädaorg. Aga siis... Ma võin tuua ühe hea näituse kohe võrdluseks siia sellest ratsionaalsest ja nagu emotsionaalsest üksest prismast siis, et oli siin minu jaoks nagu täiskuu, ütleme kuutsükli väga palju mõjutavad mu sisemist seisundit ja oli jälle parasjagu see intensiivne periood, kus nagu emotsionaalselt oli kõik hästi nagu võimendatud ja siis nendel perioodidel me kipume nagu tülitsema või siis lahendama mingisuguseid erimeelsusi ja vastuolusid, mis meil nagu suhtes on. Olgu siis täpsustada, et mitte meie Remoga ei ole suhtes, vaid mina oma partneriga ja siis kuna see on juhtunud läbi kuude ja juba läbi aasta on ju, ja mul ka varem eelmistes aastates ma olen juba näinud mingit mustrit on ju ja siis tihtipeale ongi nii, et kui see nii-öelda see, kuidas öelda, intensiivne nagu emotsionaalselt intensiivne periood on käes, siis kõik tundub nagu tohutult nagu siuke võimendunud ja väga energeetiline ja väga psühholoogiline on ju, et kui ma olen selles mingis emotsioonis sees, seal mingi süü või häbi või mingisugune mis siis parasjagu on seal protsessis,
siis mulle tundub kõik, et issand, et on hullult vaja mingit psühhoteraapiat ja on hullult vaja minna mingitesse lapsepõlve mustritesse ja traumadesse, mida on vaja siis lahendada ja ümber sõnastada ja vabastada mingisuguseid emotsionaalseid laenguid mul kehast ja kuhu iganes need salvestunud on, onju. Ja siis läheb nädal aega mööda. Siis ma vaatan sinna tagasi, ma olin juba endale enam-vähem mingisuguse teraapia aja kokku leppinud, siis ma vaatan tagasi ja mõtlen, et milles see probleem oli nagu, tegelikult on asi ju lihtne, et võib-olla oleks vaja lihtsalt ühte mööblieset natukene siia poole liigutada, mingid asjad kuskilt ära koristada, siis järsku tundub kõik väga tehniline, loogiline, lihtne, et see asi, millest see probleem tuli, oli tegelikult väga ratsionaalne asi, mida saaks muuta. Aga selles situatsioonis sees, kui need tunded on laes, siis tundub kõik nagu nii palju sügavam või nii palju kuidagi emotsionaalsem, et ja siis tekib see küsimus, et aga nagu kumb see siis nagu tõde, tõsi on või kumb see siis nagu see päris reaalsus on, onju. Aga nagu tegelikult seal ei olegi seda ammendavat vastust, onju, vaid et mõlemad on nagu lihtsalt vastavalt sellele, kus sul see, kuidas sa ütlesid, see tähelepanu kese või see fookuspunkt on, vastavalt sellele sa kogu maailmaga tunnetad ja tõlgendad, onju. Just, et kui siit nüüd edasi minna, me praegu tõime selliseid näiteid, mis on ikkagi osa meie sellisest nagu igapäevareaalsusest ja need on nagu, kui nüüd seda visuaali jätkata, siis need on sellised pigem väikesed liikumised, siis selleks, et suuremaid liikumisi teha, siis peab juba tegema mingisuguseid praktikaid, kas siis mingid šamanistlikke praktikaid või tantristlikke praktikaid, need annavad juba selliseid seisundeid, kus ka meie nähtav maailm muutub, eks ole, või psühhedeelikumid näiteks võivad anda väga, väga jõulise, ehk et siis me ei kasuta ainult enda isiklikku jõudu, vaid võib-olla kasutame ka mingit grupi jõudu või partneri jõudu või mingisuguste õpetaja taimede jõudu ja seda kaudu me saame siis nii-öelda suudame seilata mingitesse ruumidesse, kuhu me muidu võib-olla veel vähemalt ei saa või ei saagi. Ja ma tahtsingi jõuda siis ringina selleni, et tee samamoodi minu jaoks selline hea kvaliteetne tee nagu esiteks ta annab võib-olla mingi häälestusega nendes ruumides, kus ma muidu olen, aga võib-olla ta annab ka sellise boost'i minna ruumi, mis on mulle muidu tuttav, aga kuhu ma täna ei saa näiteks, et mul on üks imeline must tee, mis ei olegi üldse puuertee, eks ole, aga mis nagu kuidagi hästi avardab südameruumi alati sõltumata sellest või ikkagi, kui ma olen ikka päris sellises nagu tumedas kohas, siis mitte, aga ta annab päris sellise mõnusa nagu lükke sinna poole ja nii ka nende puuerteedega, et mõned tõepoolest avardavad nagu ruumi ja tõesti aitavad sul häälestuda kuhugi, mõni siis meditatiivsesse seisundisse, mõni ka kuskile need kogemusi on erinevad ja päevad on ka erinevad, aga mõned võivad ka tõesti sellisesse üsna mõttetusse juhmiseisundisse viia näiteks, et ma mõtlesingi siia tuua nagu jällegi maainimestele nagu lihtsa paralleeli on ju, et mis meil nagu siin, ma ei tea, kus läänemaailmas või ütleme siukses tavamaailmas on sellised levinud seisundid ja levinud vahendid, mis viivad nendesse seisunditesse on ju nikotiin ja kofeiin on ju. Kofeiin on see, mis toob hästi sellesse samasse ratsionaalsesse, plaanivasse ja sellisesse produktiivsesse seisundisse, et tahaks midagi teha nagu, et see suunab nagu energia välja poole on ju. Ja sinna siis, mida inimesed tihti peale kasutavad tasakaalustamiseks, on nikotiin, mis aitab siis nagu jällegi tulla rohkem võib-olla kehasse ja rohkem nagu lõõgastuda on ju sellele kofeiinile nagu tasakaaluks on ju. Et ja näitena hommiku, mis ilmselt nikotiini inimestele meeldib, on nagu siuke hommiku number 2 käik on ju, et tõmbad kohvi alla, paned seedisüsteemi käima ja siis tõmbad nikotiini peale on ju, et saad veel lõdvestuda, siis on hea kohe minna sitale et ma selle nikotiini osas päris nõus ei ole. Ma kindlasti üldistan ka on ju. Aga mina räägin nikotiinist kui suitsetamisest, eks ole, kui nii-öelda sigareti suitsetamisest, mida ma praktiseerisin hulga aastaid. Et ma ei ole nõus selles mõttes, et see, mis mind tegelikult aitas sealt välja, oli arusaamine, et nikotiinil on tugev sõltuvust tekitav efekt
ja kui ma olen suitsetaja, siis ma pean suitsetama selleks, et kogeda normaalset seisundit. Sellist seisundit, mida mittesuitsetajad kogevad kogu aeg. Ehk et kohe, kui ma lõpetan selle, kui suits kustub, siis mul hakkavad võõrutusnähud pihta. Ehk et kehas on ärevus, kõik need asjad on ja siis see ärevus ühel hetkel muutub nii suureks, et siis on vaja lihtsalt järgmist suitsu selleks, et kogeda normaalsust. Ja kui ma selle läbi hammustasin, et kurat, need teised inimesed, need kõik seal tegelikult on nagu kogu aeg selles seisundis, milleks mina pean minema kuskile mingit haisvat julka imema, selleks, et nagu korraks kogeda seda seisundit ja siis jälle kukkuda sinna kuskile sinna õudusse tagasi. Ja noh, see oli see koht, kus ma selge, noh, et olgu see füüsiline sõltuvus, et ma tulen sellest läbi ja palju lihtsam on ilma. Jälle väike tehniline paus, oleme tagasi, õpime uut tehnikat iga sammuga rohkem tundma ja Apple'i miinuseid, mida jagub. GarageBandi miinuseid. Jah. Õudne Eiko on, kus see tuleb, sul on topelt monitor. Monitor peal, nii, nüüd peaks olema kõik puhas. Et ühesõnaga rääkisid meile, kuidas sa oma nikotiinisõltuvusest leidsid tee välja. Jah. Ja siis, mis jäi veel lindile saamata, oli see, et ühesõnaga, et tubakas on samamoodi taim nagu tee, on ju, et selle nagu nüansi ampluaa on ka tegelikult väga lai ja seda ei pea ainult sigaretina nagu kogema, et sellega saab palju asju teha ja loomulikult nagu suitsusõltuvus on üks kole asi ja nikotiinisõltuvus ka, aga sellel on ka mingeid õiges kohas ka kasulikke külgi, võib-olla. Indiaani rahupiip on läbi lugude selline traditsioon, mis tundub päris nagu väekas ja ilus. Ta on kindlasti väetaim, kohalikud kutsuvad seda nii-öelda suureks vanaisaks, et ka väga selline õpetlik. Aga miks ma üldse sellest nikotiinist rääkisin, oli lihtsalt see, et tuua nagu maakeeli sükke jälle võrdluspilt nagu sellise nagu tavaseisundi, kuidas öelda, tavaseisundile, mis on nagu hästi nii-öelda oodatud ja toetatud lääne ühiskonnas, mida siis võimaldavadki või mida võimendavadki siis nikotiin ja kofeiin. Aga tegelikult see maailm on jah palju rikkam ja ei ole tegelikult ka üldse aineid vaja, et neid seisundeid kogeda. Neid tehnikaid on mitmeid ja ilmselt see ongi nagu mingisuguse vaimsuse mõõdupuu, kui sa oskad neid seisundeid ise esile kutsuda ja ise nendes seisundites nagu liikuda. Sa ütlesid, et tehnikaid on mitmeid. Millised on sinu tehnikad, mis ei kasuta substantse? Minu tehnikad on praegu, minu jaoks aktuaalne on trenn, mida ma kasutan. See ei ole niivõrd nagu mingi konkreetse seisundi saavutamiseks, vaid see on pigem mingisuguse seisundi nagu igapäevase seisundi nagu loomiseks või võimendamiseks, et lihtne kardiotrenn, käin jooksmas, ujumas ja seeläbi ma lihtsalt tunnen, et mul on päevas rohkem energiat ja mu ütleme selline üldine nagu heaolu on kõrgem, et mul on enda keha siis, et parem olla. Ja vähem mingisugust negatiivset kraami jääb mulle külge, mul on nagu siuke powerit on rohkem lihtsalt, iga päeva elus mingist asjast läbi lüüa ja jõudu rohkem oma asjad ära teha. See on minu jaoks tehnika ja see on väga tavaline tehnika ka. No siis varem on olnud, mida ma nüüd pikka aega ei ole teinud, on olnud jooga, et kui on vaja nagu kui on mingisugune selline segadus meeles või emotsionaalne segadus, siis trenn ka väga hästi aitab, aga jooga nagu aitab kuidagi nagu sügavamalt, kui seda nii-öelda, minu jooga oli siis, mis on siis ashtanga jooga, siuke kehaasendite värk ja pigem nagu meditatiivne, et mitte selline trenni moodi või mingisuguse, ma ei tea, mille saavutamiseks, vaid pigem just iseendasse nagu lõõgastumiseks. Ja see oli minu jaoks hästi võimas ja hästi efektiivne. Siis, mis veel mulle väga meeldib, on trumm ja muusika. Aga muusikaga ma olen nüüd avastanud seda, et ütleme, kui ma kuulen sellist chilli muusikat, siis see on väga hea mingi platoo ja mingisuguse pidevuse loomiseks. Kui
ma tegelen mingi ülesandega, mis on aega nõudev, siis see loob sellise pidevuse, et mu meel ei hüple nagu erinevatesse kohtadesse. Aga kui kasutada seda muusikat näiteks mingi konkreetse seisundi loomiseks, näiteks ongi eesmärk mingit ekstaasi saavutada või mingit läbimurret teha või lahti lasta või mis iganes, milleks muusikat kasutatakse, siis ma olen avastanud, et tegelikult peab olema hästi selge taotlus. Ehk et kui ma lähen, mida ma nüüd ei ole väga ammu teinud, lähen kuskile kluppi, on ju, siis kas ma lähen teadlikult millegi järgi või alateadlikult, ma saan seda nagu, mida ma enda jaoks nagu eesmärgiks sean, on ju. Et väga palju mõjutab minu taotlus seal seda, mida ma millise seisundi ma saan, et kui ma lähengi nüüd, nüüd ma lähen ennast välja elama, siis ma seda saan, või nüüd ma lähen, kui ma lähen mingile väga heale peole, siis ma seangi eesmärgi, et nüüd ma tahan ekstaasi kogeda, ma tahan tõesti kogeda mingit sellist transilaadset seisundit, on ju. Siis mul peab ka see taotlus olema, et nagu niisama lambist minna, siis see on nagu loterii mängimine, et seda leida nagu. Ja mida teadlikumalt seda teha, seda ägedam tegelikult on ju, et kunagi inimestel olid, ma ei tea, kirikud ja kloostrid ja koopad, kuhu mindi selliseid seisundeid otsima, siis tänapäeval võib selle töö ära teha ka mingi suvaline ööklubi, on ju. Võib-olla mitte suvaline, aga ma ütleks, et suurem roll on ikkagi sinu taotlusel kui A, sellel ruumil, B, sellel muusikal ja C siis veel kõikidel ainetel, mis arvatakse, et inimesed peavad nagu tarbima, mida tegelikult üldse ei pea tegema. Et jah, ja siis viimaseks selliseks hästi nagu tavaliseks asjaks ma ütleks veel nagu keskkond. Et keskkonnavahetus ka väga kiiresti muudab nagu seisundit, et minna kuskile loodusesse või metsa jalutama või kas või lihtsalt värske õhu kätte muudab juba seisundit, on ju, või kui kas või saab korra vaadata, ma ei tea, aknast välja või natuke mingit avaramat maastikku või ruumi, siis see juba nagu aitab muuta seisundit. Kuulan sind ja mõtlen, et räägi, et siis ma saan rohkem teele keskenduda. Tunnen, kuidas selline mõnus meditatiivne seisund tuleb peale. Ma võtan ka lonksu. Las see Remo räägib seal. Ja nüüd, sa küsisid, et mis on nagu sellised substantsivabad tehnikad. Et ma võin rääkida. Sa ei rääkinud hingamisest näiteks, mis on ka üks üsna kättesaadav ja võimas meetod. No ma ei rääkinud sellepärast, et ma tegelikult ise ei kasuta seda. Aga ma tean, sellega on tõesti võimalik, vaata kõik, mis ma tõin näiteks, on ju trenn või keskkond või muusikasse ma tahtsin kindlasti tuua veel trummi, et minu jaoks nagu rütmipillide mängimine või mingi jämmimine on nagu väga kiiresti tekitab sellist nagu energia ülejääki või sellist nagu ekstaasi, sellist nagu entusiasmi, ma ütleks. Aga kõik need meetodid, mis ma tõin, nad nõuavad mingit aega nagu, ütleme, ma ütleks miinimum 15 minti nagu süvenemist mingisse asja, et see muutus toimuks. Aga nüüd, kui räägiti hingamisest, siis hingamisega on võimalik seda teha loetud minutitega, isegi sekunditega. No päris mitte sekunditega, aga poole minutiga juba võimalik nagu väga kiiresti seisundit muuta. Et jah, aga ma ise nagu igapäevaelus millegipärast seda nagu väga vähe teen. Aga esitaks sulle väljakutse ka, et aga miks üldse peaks seisundit muutma? Ole normaalne, kuhu sa kügeled minema siit? No võt see on siis, kui sa üritad tegeleda näiteks mingisuguse loomingulise asjaga. Sul on vaja midagi luua, midagi, ma ei tea, kirjutad, leiad mingeid lahendusi mingitele probleemidele või küsimustele, mingisugune emotsionaalne stagnatsioon. Iga kord, kui sa oled kuskil nagu kas mingis asjas kinni või segaduses või tekib nagu mingi selline seisak, siis see seisundi muutus aitab sest läbi minna ja leida uusi lahendusi või mõelda kastist väljas või siis emotsionaalselt või mentaalselt mingit selgust tuua. Ehk et tsitaat, mida on omistatud mitmetele tarkadele meestele. Omistatud mitmetele tarkadele meestele, et ühtegi probleemi ei saa lahendada tasandil, kus nad on tekkinud. Sa pead saavutama siis seal distantsi, sa pead vaatama sellele kõrgemalt. Ja siis see probleem tundub lihtne. Ilmselt siis midagi sellist näiteks. Või siis, mis minul nagu eile siin tegime meeste vääringi, millest ma tahaks ka täna natukene rääkida, siis mis ma eile rääkisin, oli see, et minu jaoks nagu selline
minu jaoks nagu, ma ei tea, kas nagu raskuskoht või selline nagu challenge on see, et nagu iseendast välja saada. Et noh, mul enda jaoks mul väga meeldib see, et mul on nagu pilt üsna selge, mida ma tahan elult, kuidas ma seda saan, mis ma tegema pean. Super äge. Aga mingi hetk nagu, kui nagu hästi sellises, kuidas olla, kui olla nagu hästi joondunud, hästi nagu endas kindel ja nagu selle pealt paugutada või elada, on ju, siis minul tekib sellega nagu lihtsalt see probleem, et mingi hetk ma lihtsalt viskan endal koppa nagu. Ma tahaks nagu endast välja saada, tahaks nagu endast kaugemale minna või lihtsalt puhkust saada iseendast nagu oma mõtetest, oma muredest, probleemidest, lahendustest, ma ei tea, eluviisist, noh. Ja siis seesama seisundi muutus aitab mul endast lahti lasta. Eriti siuksed, kuidas öelda, nagu pehmed praktikad. No vahest on vaja raputada ka, aga mida nagu aeg edasi, seda rohkem ma olen hakanud nagu hindama just sellist nagu pehmet lähenemist. Aga kes sa siis oled, kui sa endast lahti lased? No siis see osa endast, millest ma lahti lasen, millele ma vihjan, on, ma ütleks, minu lugu, minu mõtteviis, selline harjumuspärane, minu käitumisviis või mustrid on ju, ehk siis see osa endast, mis on minul nagu sisse kujunenud, kas siis on võib-olla isiksuslik mingi asi, mis on, ma ei tea, geneetikaga paigas võib-olla, või siis, mis ma olen õppinud, on ju lihtsalt pikkade aastate vältel, nagu mis on minu jaoks mugav nagu selline eluviis või käitumisviis, on ju. Et sellest nagu lahti lasta, aga võib-olla kõige rohkem ütleks mõtted nagu, sest et see on nagu see, kus ma olen kõige tundlikum nagu, et teiste asjadega ma olen juba leppinud, see ongi, ma olen harjunud nendega, aga mingid mõtted ja mingid mured, mis mul peas keerlevad, kui need seal ikka keerlevad nagu kuu-kaks, siis mingi hetk mul viskab nii koppa, et mul on vaja nagu panna lihtsalt restarti nagu nuppu. Tahaks olla mõttetu mees. Tahaks olla mõttetu mees vahel ja ma olen nii väga hakanud seda hindama. Aga võib-olla, mis sinu jaoks on selline tehnika, mida ma veel ei maininud võib-olla? Või võib-olla mainisin ka? Korraks hingamist mainisin, et ma olen kasutanud hingamist ja olen päris toredatesse kohtadesse jõudnud. Aga võib-olla kõige huvitavam, mille võlu ma järjest rohkem õpin, ja see on natuke sarnane ka selle teemaga, millest meil jutt läks pihta, on nagu lihtsus. Et teega tegelikult on kõik hästi lihtne ja nagu hästi selline zen ja mõnikord ei ole isegi teed vaja, et on vaja lihtsalt kellegi tähelepanu või on vaja nagu mingit kontakti teise inimesega, teise olendiga ja see võib olla juba nagu väga taju muutev, kui seal on nagu mõlemapoolne avatus ja usaldus, siis selles ühenduses on midagi nii transformeerivat ja nii kuhugi mujale viivat, et seal ei olegi midagi muud vaja, kui lihtsalt nagu see ühendus või sellise ühise ruumi tekkimine. Ma tahtsin enne tuua, ma ei mäleta kus, aga ma tahtsin enne tuua nagu natuke rääkida, hästi lühidalt rääkida nagu energeetikast, et ma ei mäleta, kus mul see mõte täpselt tuli, et ühesõnaga, ma ei tea, minnakse koobastesse, kloostritesse ja kõik, see oli vist siis, kui me rääkisime nendest meeleseisunditest üldiselt nagu, et sina ütlesid, et ühesõnaga on vaja nagu mingit energiat, mingit energeetikat, mille abil siis seda nagu fookuspunkti liigutada, et mille abil seda seisundit muuta. Just, ja mida ma sinna veel ei öelnud, on see, et siis nende, kust nagu see 5 asju vaadata tuleb, et siis nagu selle šamanistliku pärimusliini eesmärk ongi koguda kokku võimalikult palju isiklikku energiat selleks, et saavutada vabadus nagu selle kogumispunktiga igale poole liikumises. Ja mina tahtsingi tuua siia juurde veel nagu siukse, mis nüüd nagu seostub väga paljude nende erinevate tehnikatega, on see, et üks asi on see, kui sa saad seda energiat kuskilt juurde, on ju, näiteks ongi tantra või õige toitumine või vabastada energiat oma mingitest mustritest, mis seda mõttetult neelavad. See vist vajab ka selgitust küll tegelikult. Ja kõik need kristalliseerinud tunded ja asjad on, et ma tahtsingi tuua siukse hästi üldise nagu
paralleeli siia, et tegelikult hästi palju mida kasutatakse ja mida tegelikult mingid ained tingivad, on hoopis mitte selle energia nagu juurdetulek, vaid selle ümberjaotamine. Ehk et nagu tavaelus meile väga palju energiat mingite tavaeluliste küsimuste peale ja ka selle sama, mille, nagu ma ütlesin, et ma tahan endast välja saada, siis selle iseenda, selle loo nagu elus hoidmisele, see on teatud filtrite kogum, mis meil on nagu ajus, neuroloogiliselt, psühholoogiliselt nagu pidevalt aktiivne. Ja see on arusaadav, see on selleks seal, et kui te olete teinud narkootikume, siis ongi see, et näiteks psühhedeelikumide all on mingisugune, ma ei tea, väike ruutmeeter põranda peal, mis järsku muutub nagu täiesti ammendamatult huvitavaks. Tavaelus sa näed seda, kogu see info, mis seal on ikka olemas, aga lihtsalt tavaelus sul on see filter peal, sul on eesmärk näiteks, et ma ei tea, kõige labasem asi, tahan süüa, siis sa mõtled, kõik, mis sinu jaoks, sinu tähelepanus nagu välja joonistub, on siis vahendid selle eesmärgi realiseerimiseks, toiduained, poed ja kõik asjad, mis sul siis nagu tähelepanus aju välja filtreerib. Kõik asjad on naelad, kui sul on haamer käes. Jah, just, et sinu nagu eesmärgid filtreerivad sinu taju. Ehk et, ja miks ma narkootikumidest rääkisin, ongi see, et nemad võtavad need filtrid maha või siis mängivad nendega, ehk siis psühhedeelikumides näiteks see tohutu filtrite kogum, mida kutsutakse sinu egoks, sinu isiksuseks, sinu looks, see lülitub välja või siis õigemini see supresseeritakse, surutakse alla, ehk siis sinna ei lähe enam energiat kaduma, ja siis need filtrid kaovad ära, ehk siis kõik need väiksed punktikesed su näiteks nägemisraadiuses muutuvad väga palju rikkamaks, sest et lihtsalt nii palju ei filtreeriti enam välja, filtrid võetakse ära maha, ja siis vaimsetes praktikates ongi see, et tegeletakse väga palju sellega, et ilma aineteta ise siis teadlikult, tahtlikult lülitada need erinevad, kuidas öelda, nagu kuluallikad, ütleme niimoodi, kuluallikad lülitada välja või need mahavoolud siis, sinu energia. Ja kui seda suudetakse teha, siis tegelikult vabaneb väga palju ressurssi, seda sama ressurssi, millega on võimalik siis oma teadusseisundeid mõjutada, muuta. Ehk siis ma tahtsin sellise üldise nagu, ma ei teagi, teadmise või üldise mudeli nagu tuua siia võrdlus, et kui me räägime teest, siis tee tegelikult samamoodi aitab seda, ma arvan, seda energeetikat nagu ümber jaotada või ümber suunata tegelikult. Ja loomulikult seal on ka mingisugune sisemine energeetika endal olemas ja häälestus, nagu sa ütlesid enne, mis ta annab sulle. Vot. Ja üks probleem, mis on sellega, kui me saame väljast palju energiat juurde, on see, et me võime minna kuhugi mingitesse väga teistsugustesse maailmadesse, väga teistsugusesse vaatenurka oma maailmale, vastavalt sellele, kuidas me siis häälestume, mis meie taotlus on ja edasi. Probleem on selles, et kuigi meile võivad tunduda seal ka lahendused, juhul kui me vaatleme probleemi, need lahendused tunduvad väga ilmsed, siis kui meie enda aku ei anna meile sellist energiahulka peale igapäevaselt, siis see väljast saadud energia ühel hetkel saab otsa ja siis sa oled jälle nina vastu lina ja näed ainult neid piksleid, seal suurt pilti enam ei näe. Ja see võib tegelikult olla pigem häiriv isegi, et mul tegelikult ei ole jõudu sellest välja tulemiseks, ma enam ei näe nagu sellest labürindiseintest kõrgemale ja siis ma lähen sinna tsüklisse, et ma hakkangi mingeid aineid paugutama ja et nagu korraks oma sellest pikslivaatest välja saada. Aga see tegelikult ei ole lahendus, sest et mu enda jõud ei toeta seda sealt väljumist, et siis sa oled lihtsalt mingisuguses tsüklis ja see ei ole väga õnnelik koht olemiseks. Ja sa tõid ühe sellise põhi nagu probleemi, mis puudutab üldse meeleseisundeid ja nende muutmist, ongi see, et ongi kõige tihedam kogemus, kuidas inimesed satuvad neid kogema, neid maitsma, ongi just kas läbi ainete näiteks või mingisuguste ekstreemsportide või ekstreemsete olukordade. Aga ka päris paljud vaimsed praktikad, et on küllalt palju inimesi, nüüd on, kuna New Age on suht mainstream kraam,
Mhm. ja seal pakutakse ka palju selliseid nagu maitsvaid küpsiseid. Mhm. Ja nad võivad olla tõesti mingisugused, noh, kas või mingid ühistegevuspraktikad või mis iganes, et seal ei pruugi üldse ainetega midagi tegemist olla, aga see on toonud kaasa ka nähtuse, mida võiks nimetada vaimlemiseks. Et on inimesi, kes käivad aastast aastasse ainult töötoast töötuppa, lootes, et keegi lahendab nende probleemi või noh, et ollegi nagu selles seisundis, et nad saavad seal tõstetud, et korraks nad näevad seda suuremat pilti, aga noh, oma elus tegelikult nad midagi ei ole suutelised muutma. Ehk et minnakse kala, mitte õnge järgi, on ju. Jah. Ja noh, midagi ei ole teha, muidugi on ka palju nagu, kuidas öelda, on ka kohti, kus pakutaksegi kala meelega, et sa nii-öelda teeksid püsitellimuse. No just. Et jah, ja mis ma veel tahtsin öelda selle kohta oligi see, et nagu sa ütlesid, siis selle maitse saamine võib tegelikult hoopis, kui sa ei õpi seda integreerima või kui sa ei vaata seda piisavalt laialt, siis see maitse saamine võib tegelikult hoopis takistama hakata sind, et sa näed korraks seda suurt pilti ja kui suur see pilt võib olla ja siis tuled oma sellesse igapäevaellu, see on nagu meil kooliõpetaja psühhoteraapias ütles, et noh, et see ei ole mingi lahendus, kui näiteks sinu juurde tuleb klient, on ju, ja sa seal selles ruumis lahendad tema probleemi ära, annad talle selle ilusa, või noh, selle jälle nagu normaalse seisundi ja kõik, mida ta on igatsenud, ta saab ennast tühjaks rääkida, kõik on tore, aga see ei ole lahendus, kui sa saadad ta pärast seda tagasi sinna mürgisesse, toksilisse igapäevaellu, kus tal see probleem nagu tekkis, on ju. Et ehk, et me peame vaatama nagu terviklikult seda asja ja samamoodi meeleseisunditega, on ju, et sa võid ju selle maitse kätte saada, aga kui su oma elus nagu see ei ole kättesaadav, siis sa tekitad lihtsalt iseendale kas mingisuguse, kuidas öelda, depresseeriva nagu võrdluspildi või sõltuvuse. Ehk et no ma arvan, et on ühe sama mehhanismi kaks poolt, et seal ongi see, et ma ise ei saa sellega hakkama, ma tunnen ennast veel väetimana, teised on nagu veel suuremad, ma lähengi, hakkan siis nagu võtan kurul sellest halati hõlmast kinni ja ripun tal sabas. Ja seal on teine probleem on veel, mis võib juhtuda, kui on sellised nagu mingi vägevamate raketikütustega on see, et kui normaalselt on nagu sinu selline nagu sinu võime oma maailma koos hoida või iseennast isiksust koos hoida, ehk siis nagu sinu ego, kõige laiemas mõttes, mitte selles negatiivses mõttes, nagu ego kasutatakse. Et kui sinu ego ja sinu energiatase on reeglina kooskõlas, sest nad nagu arenevad koos teatud mõttes. Aga kui sa nüüd nagu tõmbad kusagilt ikka mingisuguse jõhkra oktaani arvuga kütuse peale, siis lihtsalt su masin ei pruugi sellele vastu pidada, ehk su ego võib saada nagu selle sõidukäigus nii kõvasid mõlke, et sa oled võib-olla aastaid pärast kusagil, kus sa ehitad alles uuesti oma isiksust üles, ehk sa ei ole pärast seda võib-olla tükk aega väga, väga nagu funktsioneeriv, see integratsioon on liiga suur amps korraga. Ja vaimlemise kohta veel tahtsin seda ka öelda, et üks nagu termin, mis on nüüd päris nagu populaarseks saanud, on nagu spiritual bypassing. Kuidas see eesti keeles võiks kõlada? See on vaimne kõrvale hiilimine. Jah, ehk et inimesed, just need samad vaimlejad, kes käivad siis neid maitseid nagu saamas, on ju, selle kala järgi, arvavad, et nad, kuna nad seda piisavalt tihti näiteks saavad, siis nad arvavad, et nad ongi nüüd kõvad inimesed, et nad justkui elavad sealt tasandilt, kuigi tegelikult nad käivad seda ainult piisavalt tihti maitsmas, et nad ei ela tegelikult sellelt tasandilt, ehk siis see on ka nagu üks asi, mis ma tegelikult juba ammu Ken Wilberi raamatutest aru sain, et ongi nagu vahe on selles, kas sa lähed koged korra mingit seisundit või kas sa elad mingilt seisundilt või kas sa selle mingisuguse teadvusastme oled enda jaoks teinud igapäevaseks, on ju. Et see on seesama, see Albert Einsteini quote, on ju, et sa ei saa probleemi lahendada samalt tasandilt, kus on tekkinud, on ju. Et samamoodi selles seisundis võib see lahendus olla, on ju, aga kui sa ei ela selles, siis ei ole sellest eriti nagu kasu. Just, aga mündi teine külg on jälle see, et kui ma ei ole kunagi kogenud nagu mingit seisundit, mis on teistsugune kui see, kus ma praegu olen, ja kui ma saan kas või mingisuguse kõrvalise abiga kogeda seda teist seisundit, ma kogen, et see on võimalik ja see meeldib mulle rohkem, siis see võib motiveerida mind nagu esiteks, et see on üldse võimalik, ja teine on see, et aga kuidas ma suudan nagu ehitada silla selline, et see saab minu igapäevareaalsuse osaks. Nii et nagu ikka kõigil on kaks külge. Mõnikord on vaja seda liikuma panevat jõudu. Jaa, absoluutselt, et kui ei ole üldse kogenud, siis ma pigem soovitan kogeda.
aga kindlasti mitte jääda nendesse maitsetesse kinni, kuigi see on ka lihtne tulema ja aru saada või eks me kõik oleme selle läbi teinud, on ju, et sihuke jumala leidmine või kuuru leidmine, on ju, et alguses on tohutu entusiasm, no eks see on armastusega täpselt sama, on ju. Ja hästi oluline siin see taotlus, mida sa enne mainisid, et kui sa lähed midagi kogema, siis ole väga selge, miks sa seda kogeda tahad. Et see annab, sest tegelikult on ju võimalik minna sama paagitäie bensuga võimalik sõita igale poole. Et tasub mõelda, et kui ma selle paagitäie bensu nüüd nagu võtan ja mootori tööle panen, et kuhu ma siis sõita tahan. Et võib-olla mõned kohad on need, mida ma tõesti vajan, aga kui mina ei otsusta, siis miski ikkagi otsustab. Nii, oleme tagasi. Ja seekord siis saadab meid nüüd see Schenkpuer, millest me rääkisime, mida saab rohkem vanandada, väärindada. Ja see konkreetne ei ole veel väga vana ega väärikas. Võib-olla on väärikas, aga mitte veel nii vana. Nii, jah, ühesõnaga me rääkisime enne kõvasti vaimlemisest, mis tulenes sellest, et me rääkisime seisunditest, mis omakorda tulenesid siis sellest, mida tee pakub. Okei. Assa nuis, see on praegu... Vali või? Ai, tee või? Tee on terav või? See on praegu päris selline mõnus korralik teravlaks. On jah, isegi nagu see eelmaitse, mitte järelmaitse on terav. Ja võt see nüüd on selline noor šeng, mis siis küpsedes oma seda teravust töötab ümber mingiteks muudeks kvaliteetideks. Aga see ei tähenda seda, et tal nagu väge vähe on. Võib-olla see vägi lihtsalt on selline võib-olla vähem detailne või vähem keeruline. Davai. Tead, üks asi, millest ma tahtsin tegelikult veel täna saates rääkida, kuna ma siin olen ja kuna me eile just värskelt seda kogesime, siis üks asi, mis me siin Toomasega oleme teinud väga tihti siin samas kohas, on meeste vääring. Ja ma mõtlesin, et ma olen nagu väga palju olnud sellises kogemise rollis, aga ma ei ole tegelikult väga palju olnud sellises, kuidas öelda, nagu järelmaitsmises või nagu analüüsimises, et mis see nagu endast kujutab. Et ühelt poolt jah, ma teen natuke reklaami sellele üritusele, et mehed tahate, kuidas öelda, mingisuguses võrdselt austatud ja hoitud ja samas fookusega ruumis nagu jagada oma kogemust või leida mingit tuge või tarkust või peegeldust, ma ütleks isegi peegeldust kõige paremas nagu mõistes. Või lihtsalt olla kuuldud. Või jah, olla kuuldud. Siis me korraldame sellist üritust nagu meestevääring. Ja see on pigem selline väike ring, et üldiselt üle 10 inimese väga nagu ei võta, lihtsalt ei ole mõtet nagu. Ja nüüd me alles eile just seda korraldasime ja sai jälle päris ägedalt nagu kogetud ja midagi uut katsetatud ka. Ja ma mõtlesingi, et natuke nagu lihtsalt mõtlesin, et põnev oleks sinuga seda nagu kogemust ja nagu meetodit või tehnikat nagu lahti võtta, et mis see siis seal on ja siis mis ma enda jaoks olen mõelnud, et mis see nagu vääring siis on ju. Ühesõnaga lihtinimesele maakeeli ka, see on üks meetod, mis tuleneb Ameerika põlisrahvastelt. Tõenäoliselt on seda kuskil mujal ka kasutatud. See ei ole mingi leiutatud asi, aga neil oli selline asi nagu südamering. Ja nemad kasutasid sellist asja nagu jutupulk, jutusau, mis oli selline mingi objekt, mis siis käis ringi ja rääkis üks inimene, kellel see oli. Ilmselt olete ise ka seda varem kogenud, et kui on mingisugune emotsionaalne teema inimestel, siis ilma nagu sellise, kuidas öelda, fookuse hoidjata, või kellegita, kes annab nagu siis sõnaõigust inimestele, võib tekkida mingisugune täielik segadus ja kaos ja tegelikult ei saa mitte midagi räägitud nagu. Ehk siis hästi efektiivne tööriist oli jutusaub, millega siis
mis siis sümboliseerib nagu seda, kellele on antud hääl ja sellega tagatakse see, et iga inimene saab kõik välja öeldud, mis ta öelda tahab, ilma et keegi seda kohe hukka mõistaks või hakkaks sellele vastu vaidlema, mis iganes. Ja nendel üldiselt kestis see niimoodi, et istuti ringi, kui oli mingi oluline teema või mingisugune tüli või lahkheli või midagi oli vaja lahendada, siis tehti seda üldiselt päikseloojangust päiksetõusuni, seni kuni enam mitte midagi ei olnud öelda. Ja meil nagu sellist ajavabadust ei ole alati, või pigem ei ole, me üldiselt teeme selline 3-5 tundi, kestab see meil, et alla 3 tunni väga ei jõua mingisse sügavusse ka, et siis jõuab nagu pinnapealsed asjad võib-olla nagu ära öelda, aga üldiselt nagu seda kogemuseni päris ei jõua, ma ütlen. Ehk et, aga siis jah, kuidas ma seda enda jaoks olen nüüd nagu lahti mõtestanud, on individuaal, kuidas see oli, individuaal, kontemplatsioon. Kõlab hästi keeruliselt, aga tegelikult tähendab seda, et see toimub koos kellegagi, on ühis, samal ajal räägib inimene ainult üksi ja iseendast ja kontemplatsioon ongi siis selline nagu pigem nagu sissepoole suunatud, nagu, et me ei räägi seal tehnikast. Kas ma tahin sulle soovitada? Jaa, palun. Et mis oleks, kui asendaks kontemplatsioon mõtlusega just. Ja okei, nii, ühisindividuaalmõtlus. Ehk et me ei räägi ei tehnikast, ei naistest, ei jalgpallist, vaid me räägime... No oleme ikka rääkinud küll. Aga see üldiselt eelneb ja järgneb sellele ringile. Et selle ringi vältel me räägime sellest, mis toimub nagu meie sees. Või mis parajasti on toimumas või mis võiks toimuda. Või ei toimu. Jah, aga tahaks, et toimuks. Jah, et kuidas sulle see... sõnastus peale selle laensõna nagu tundub? Tead, ma pean ütlema, et mul on täitsa poh. Ma võin pikemalt ka selgitada, miks ma nii ütlen. No. Et mulle kuidagi järjest rohkem meeldib lihtsalt kogeda asju ja väärtus on nagu mitte selles, kuidas ma mõtlen millestki, vaid kuidas ma olen milleski minu jaoks. Ja seetõttu minu isiklik kogemus on see, mis on mulle kõige tähtsam, väga enesekeskselt. Ja seetõttu nagu loeb see, kuidas ma ennast tunnen selles. Ja ma ei tunne nagu, et see, kui ma seda kuidagi defineerin, praegu minu enda jaoks, et see kuidagi muudaks või rikastaks seda kogemust. Et selles mõttes ma olen sinu definitsiooniga hästi nõus ja ma saan aru, et on vaja defineerida selleks, et inimesed, kelle seda kogemust veel ei ole, saaks otsustada, kas nad tahavad seda kogemust. Aga minu jaoks see nagu sellega piirdub ka, et kui ma seal sees olen ja see mulle meeldib, siis ma püüan ennast veel asetada sinna sisse, kui ma seal sees olen ja see ei köida mind, siis ma edaspidi ei püüa ennast sarnastesse olukordadesse asetada, et ma vaatan nagu niimoodi hästi empiiriliselt seda praegu. Okei, aga panemegi siis selle definitsiooni nagu kõrvale. Ups, tee tõmbab üle. See on niigi kange tee. Et panemegi selle definitsiooni kõrvale ja siis võib-olla nagu jagame seda sisulist poolt, et ma küsin sinult, ma küsin endalt ka, et mis see siis nagu andnud on või? Ja ma küsin seda, sest et ma ei ole seda enda jaoks nagu ka niimoodi nagu mõtestanud, et igal juhul on see kogemus olnud selline, et ma olen seda tahtnud nagu jätkata ja teha uuesti ja mingisuguse piisava regulaarsusega, et kindlasti, mis ma saan sellest on mingisugune selgus, mingisugune nagu haip, aga ma mõtlen nagu mitte nagu elevus, aga selline mingi nagu, võt see ongi see vägi võib-olla, millest me räägime, et see annab mulle mingit jõudu või mingit energiat, et ja jumal teab, kus see tuleb nagu või mismoodi see toimib, aga pärast seda ma olen alati nagu laetud. Ma tunnen, et ma tahan täiega panna edasi selle asjaga, mida ma teen ja uuesti nagu mingis mõttes minu diapasoon või minu horisont või minu nagu silmavaade või selline nagu nägemus on jälle laiem. Et ma tulen natuke enda maailmast välja, ma saan seda enda maailma vaadata kõrvalt
ja siis otsustada jälle nagu, mis ma sinna lisan, mis ma sealt ära võtan või siis tunda kas või mingit samastumist, et okei, ma ei ole ainuke inimene, kellel, ma ei ole mingisugune, kuidas öelda siis, ainuke väärakas, kellel mingid probleemid on ju siin elus on ju, et ma näen, et kellegi on veel, keegi veel maadleb nende küsimuste või puudustega, mis mul on parajasti. Ja see, kuhu sa praegu jõudsid, tegelikult mulle tundub, et selgitab ka minu jaoks natuke seda toimemehhanismi või ühte toimemehhanismi. Et ma kasutaksin sõna lubamine, et kui olles sotsiaalne olend ja olles hästi palju olnud kohas, kus ma püüan inimestele meeldida, siis on minu jaoks nagu hästi piirav see, kui et mis on minu definitsioon normaalsest või mittenormaalsest. Kuigi ma olen sellest teadlik, see ikkagi piirab mind rohkem, kui ma alati märkan. Et see mehhanism või see automatism on minu sees vägagi olemas. Ja seetõttu, kui ma ise kogen mingeid asju, millele ma panen enda jaoks sellise ebanormaalse sildi või et see võiks olla kuidagi teistmoodi, siis ma tegelikult nagu piiran ennast või nagu isegi kahjustan ennast sellega, teen ennast väiksemaks. Aga kui ma näen seda, et tegelikult ka teised inimesed käivad neid samu mingisuguseid konarlikke radu mööda ja vahest nagu keeravad endale pöidlikruvisid peale ja vahest koperdavad ja vahest kannatavad mõttetult ja nii edasi, siis see nagu normaliseerib ära minu jaoks selle, et okei, tegelikult on ju kõik sarnases pasas ja see on jumala okei, et ma ei pea ennast sellepärast tundma kuidagi alaväärsena, vaid et see lihtsalt on miski, mis on seal tee peal ees, et normaalne, las ta siis olla, et ma vaatan, et ma olen täiesti normaalne, ma vaatan nüüd, mis ma sellega teha saan, mitte et ma kõigepealt keeran ennast väiksemaks ja kui ma väike olen sellest positsioonist, on juba väga raske midagi ette võtta. Et nagu see on, kuidas ma olen endaks mõelnud, et mis on see üks toimemehhanism seal kuuldes, et ka teised on sarnastes kohtades. Ja seal on ka see teine pool, kus sa näed, et kellelgi on võib-olla hoopis nagu mingid küpsemad või hoopis teistsugused mudelid mingile asjale vaatamiseks, siis see võib olla jälle hästi inspireeriv, et niimoodi saab ka vaadata, et aga kas mina ka saan niimoodi vaadata, et see nagu julgustab katsetama jälle. Et need on sellised nagu kaks poolust, seal on kindlasti veel asju, aga need on kaks poolust, mida mina olen nagu märganud sellistes ringides. Ja pluss nagu hullult äge on seda iga kord ka kogeda, et see ruum, mis tekib, on ju, et sa saad sinna mingisuguse enda nagu küsimuse siis on ju laiali laotada, inimesed peegeldavad seda sulle tagasi ja läbi selle tegemise ma tihtipeale olen avastanud, et mus endas on tegelikult need lahendused olemas või et ma tegelikult olen targem, kui ma arvan, aga lihtsalt kuna ma ei ole saanud seda nagu kõrvalt vaadata või mingit teist perspektiivi, on ju, või mingisuguses, ma ütleks, et kuidas see asi nagu erineb ja mis teeb sellest just meeste väeringi. Ma ei taha kuidagi seksistlik olla, aga minu arust meeste nagu selline mehelik kvaliteet ja mitte, et seda naistel olla ei või, aga selline mehelik kvaliteet on nagu fookus. Et kui sa lähed meeste ringi, on ju, no ma ei tea, kuidas naistel on ju, et mulle tundub, seal on seda sellist turumuti värki rohkem, et nagu sellist pläkutamist, on ju, aga nagu kui me seal nagu oma ringis võtame selle fookus, et okei, nüüd meil on sellised mängureeglid, nüüd me oleme kohal, näiteks üks sõber Henri tõi eile hästi välja selle, et Henri ühesõnaga kommenteeris ka, aga sina minu arust tõid välja selle, et seda monkey mind üldse ei ole seal ringis. See on huvitav asi, et nagu tihtipeale, kui ma olen ka mingites sellistes teistes vaimsemates ringides ja me võime olla ka väga keskendunud mingile asjale, siis tihtipeale ikkagi mingisugune kädin käib nagu kuskil taustal ka, on ju, ma ei tea, kas tulevad mingid igasugused mõtted, on ju, siis tõesti seal nagu väeringis ma ei ole enda sees tundnud seda, et mul mõte läheb kuskil uitama. Ma tunnen fookuses, vahet pole, mis inimene räägib, isegi kui see minuga ei haaku, mida inimene räägib, siis mul ei ole üldse raske hoida fookust ja mulle tundub, et see on mingi meeste värk, et see ruum, mis tekib, ongi selline tohutult nagu hoitud või nagu austatud, aga nagu fookuses ka.
et tõesti nagu sinna läheb mingi energia nagu taha sellele, mida inimesed siis nagu seal parajasti lahkavad või nagu enda jaoks käsitlevad. Ja mis me eile tegime teistmoodi, on see, et tavaliselt on meil mingi teema. Me juba nagu eos valmistume ette selleks teemaks ja siis, kui me tuleme kohale, meil on juba häälestus. Siis eile me tegime selles mõttes teistmoodi, et me olime ilma teemata ja me tegime nagu südameringi, et igaüks jagabki seda, mis nagu tal on. Ja mis see avas alguses oli natuke imelik, et nagu see selline häälestus jäi nagu alguses puud, et tundus, et nagu ei olegi midagi millestki rääkida esimest 3 ringi. Aga siis, kui sealt hakkasid nagu mingid asjad välja tulema, inimesed hakkasid lihtsalt jagama nagu, mis toimub nende elus, siis hakkas niimoodi nagu, see palett nagu rikastus tohutult, on ju, et see oli palju nagu loomulikum, palju aktuaalsem ja kogu see efekt, mis selle ringi lõpuks nagu tuleb, on ju selline nagu entusiasm ja selline selgus ja kohalolu ja positiivne nagu ma ütleks, energia üleküllus, siis see tuli ikka nagu. Ehk et kuhu ma selle kõigega jõuda tahtsin, oligi see, et see nagu fookus aitab iseenda seest tuua välja tegelikult mingi tarkuse, mida ma ei teadnud, et seal üldse on. No minul on küll monkey mind'i olnud ka ringides, eile tõesti ei olnud ja ma arvan, et seal võis olla mingi osa ka teel, sest me tõesti eile jõime väga väekad teed ringi alguses ja ringi vältel. Ja see aitas meid ka sellisele rohkem meditatiivsele seisundile häälestada, et sealt monkey mind'ist välja. Aga mul on vahest olnud ka, ma olen tundnud igavust, tüdimust mingite inimeste suhtes seda, et mis sa seletad siin oma egost lähtudes, igasuguseid selliseid asju. Aga jah, seda on võib-olla vähem ja kindlasti aitab siin see, et kui kana on karjas, lähevad kuked ikka puhevile ja vastupidi ka. Aga et kui on meestering, siis on lihtsam tuua välja võib-olla mingisuguseid teemasid, mida sellises ühisringis, mis jääks nagu sinna tabukardinate taha kergemini pidama võib-olla. Ja väärtus, ma ei tea, väga palju raskem on rääkida võib-olla suhetest, palju raskem on rääkida seksuaalsusest. Need 2 asja kindlasti. Aga ma mõtlesin seda ka veel, et kindlasti on väärtuslik ka iseennast rääkimas kuulata, sest et enda sees mõtted on ikka sellised nagu mingid suvalised nagu lõimed, eks ole, nagu lõngajupid. Ja nad ei moodusta nagu tervikut, aga kui ma pean kellelegi väljendama, mis minu sees toimub, siis see sunnib mind korrastama oma mõtteid. Ja kuuldes ise ennast nagu rääkimas neid korrastatud mõtteid, ma saan juba läbi selle ise endast mõnikord paremini aru. Pluss siis veel need peegeldused, mis tulevad teistelt, mis annavad veel sinna ekstra rikkust juurde. Perspektiivi, jah. Jah. No võt. Tasub teha selliseid ringe, et eks see minu taotlus nagu algusest peale on ka olnud see, et oleks rohkem sellist nagu mingi fookusega nagu kohtumist, vestlemist, mingit mõtlust või nagu mõtestatud tegevust on ju, kuigi ma väga soovitan ja mulle väga meeldib ka mõttetu tegevus järjest rohkem. Aga jah, selline ega samamoodi nagu podcast imine on või teraapia samamoodi, et sul on mingi taotlus, mingisugune fookus ja siis tekib nagu sügavus asjadele. Et ma ütleks, et maailm nagu rikastub selle võrra, on ju. Kui sa võtad mingisuguse tõsidusega mingit, ma ei tea, mingit tegevust, on ju. Et jah, maailm rikastub selle võrra. Ma tegelikult tõsiduse asemel võib-olla paneks sellise pühendumuse või fookuse, sest tõsidus on, see võib seostuda, minu seostub ka natuke sellise nagu pinges oleku ja sellise, mingi asi on nagu nii püha, et seda ei tohi nagu challenge'ida ja me ei tohi isegi reegleid arutada, miks me seda teeme, et see pigem on nagu see pühendumus, et ma olen otsustanud seda teha, siis ma panen sinna pigem 100% oma energiat, mitte ei tee poole persega midagi. Et see on minu jaoks alati hästi ohtlik, kui millegi üle enam nalja ei tohi teha või kui miski on nagu nii püha, et siis
siis sinna tekib ümber mingisugune selline nagu veider energia ja seal tekivad justkui need hierarhiad kohe, et mida tohib ja kes siis nagu on nüüd vastu eksinud ja kes neid reegleid tohib nagu teha ja kes neid reegleid tohib nagu challenge ida ja kõik see, sinna tekib selliseid veidraid asju ümber. No aga selles mõttes on nagu podcast imine ka väga hea, et noh, ma ei tea, kas keegi kuulab või kuula üldse kunagi ja meie tänast hüplevat juttu, aga kuuldes ise ennast rääkimas saad jälle endast nagu paremini aru. No jah, see on ka suuresti see, miks ma seda nii palju naudin, et seda ma olen nagu täheldanud terve selle podcastimise ajaloo jooksul, et isegi nagu ma ütleks, et minu suhe nende inimestega, kellega ma teen podcasti nagu muutub või sügavneb selle võrra, et muidu noh, ma ei tea, ega ju tule tegelikult väga tihti seda ette sellist nagu süvenemisega vestlust nagu sõpradega või noh, ma ei tea, see on ka jälle selline üldistamine, aga see on üldiselt ikkagi juurde kvaliteeti andnud nagu suhtele ka, et rääkidagi mingisuguse süvenemisega, mingisuguse fookusega mingitest asjadest, et siuke igapäeva nagu vestluses kas ei jõua või siis ei võtagi seda nagu mingisugust sügavamat nagu vaadet mingitele teemadele, mida podcastis nagu lihtsalt tekib. Ja kindlasti, mis aitab veel kaasa, mille pärast ma alati nagu oma külalistele ka tungivalt soovitan kõrvaklappe pähe, on see, et samamoodi nagu läbi kõrvaklappide oma häält kuulda, see paneb nagu sellise teatava jälle fookuse ja kriitikanoodi endale peale, et ma nagu niisama ei lobise, nagu ma natuke mõtlen nagu mida ma ütlen ja see lisab ka nagu kvaliteeti või noh, ma ütlekski nagu pühendust sellele vestlusele üldse. Kuidas sulle see tee meeldib? Ma kujutan ette, et see on sinu tavatsoonist nagu väga kaugel väljas. See on kange, terav. Seisundi poolest ta ikkagi on tee. Ma tunnen, et me just nüüd vahepeal tegime pausi, käisime söömas, siis söök tõmbas jälle nagu kehasse makku, on ju, tähelepanu, siis nüüd seda teed juues ma tunnen jälle, et mu tähelepanu on uuesti nagu pähe liikunud. Et kindlasti ta nagu seda meelt nagu teeb selgemaks ja teravamaks. Ja. Selle showga, mida me enne jõime, sellega kippus selline unelev seisund tulema peale pärast nagu pärast mõningast sellist rännakut. See praegu on siin selline üsna noor ja aktiivne ja tekitab endas ka pigem sellise nagu soovi tegutseda või sellise nagu fookuse. Jah, ma ütleks selline isegi analüütiline värk, et nüüd ongi see hea värk, et kuulajad, teil on võib-olla kõige parem võrrelda siin, et me osaleme aktiivselt vestluses, aga kuulajad, teie nagu saate ainult kuulata, eks siis te saate juba ise võrrelda nüüd, millest me rääkisime enne versus millest me räägime praegu ja kuidas me räägime, on ju. Et see annab ka väga hea peegelduse sellest seisundist, nagu mis see tee võib tekitada. Aga ei saa muidugi alahinnata ka selle purksi mõju, mille me vahepeal laadisime. Korralik veisepihv. No vot. Et siuke ta siis on, noh. Siuke see saade, ma arvan, saabki olema selline küllalt vaba, filosoofiline, kulgev, hüplik, nagu sa ütlesid. Ja ma üldiselt olen pannud siiani, olen pannud kõikidele oma saadetele ka pealkirja ja see pealkiri mõnikord on seotud teemaga, mõnikord see on nagu pandud enne saadet, juba kui on teada teema. Tihtipeale see on pandud ka pärast saadet, et ma võtan sellise minu jaoks kokkuvõtva sõna või fraasi, mis kirjeldab seda saadet. Aga ma arvan, et teeruumi või teetoa puhul ma isegi ei hakka hullult piirama mingisuguse pealkirjaga seda, et pigem ma võib-olla panengi ainult külalise nime või midagi sellist, ja võib-olla selle saate numbri või midagi, et tundubki selline nagu niisugune vabam vestlussaade, mida sa ei kuula nagu mingi info saamise eesmärgil, vaid pigem kuulad nagu selliseks mõnusaks ajaviiteks või kaasamõtlemiseks.
ma tunnen ise, et meie see tänane flow sai üsna mitmeks tükiks lõigatud siin igasuguste tehniliste asjade tõttu. Jah, peamiselt tehniliste asjade tõttu, pluss mõned muud pausid. Et kindlasti see on selline vähem terviklik, et eks ta siuke paras maksavorst ole selles mõttes. Aga tead, ma vahepeal panin silmad kinni, kui sa rääkisid ja päris elevust tekitav oli kuulda nagu sellist häälekõla või sellist häälerikkust podcastist. Et senine kogemus on nagu enamasti mul olnud selle rekorderiga ja tolle puhul nagu hääl on, kõik on arusaadav, millest jutt käib. Aga ma ei pane tähele seda inimest väga, kes räägib. Ma panen nagu pigem seda sõnumit tähele. Ja see võib ka võib-olla, on see hea või halb, aga praegu ma panin silmad kinni, siis ma ikkagi nägin nagu sind rääkimas enda peas. Ehk et sa müüd endale oma uusi mikreid. Täiega, ma olen ülirahul lihtsalt. ja isegi selles mõttes rahul, et ma ei ole kindel, kas ma isegi tahan midagi veel kõrgemast klassist või paremat, sest et see juba minu jaoks on fucking vinge, fucking äge. Nii et, muide, võib-olla saate lõpus on seda veits imelik teha, aga see on siis esimene saade, kus ma siis katsetan oma esimesi mikreid, mis ma olen selle Fundraiseri raha eest ostetud. Sai esialgu testimise eesmärgil, ehk mõte on need tagastada ja võib-olla mingeid mikreid veel testida, aga ma räägin, et selle saate jooksul ma olen juba nii elevil ja nii rahul, et ma isegi ei tea, kas ma tahan neid tagastada, neid mikreid. Et mulle juba nii meeldib ja nende esialgsetest mikritest, mis ma plaanisin osta, need on põhimõtteliselt 3,5 korda odavamad. Ehk et ma ei teagi, kas ma teengi seda enam. Mina ka ei tea, kas sa teed seda enam. Jah, aga kuidas sulle tundub? Ma ei tea, sa ei ole võib-olla nii nagu helientusiast võib-olla kui mina või hääleentusiast kui mina või raadioentusiast, aga nii palju, kui sina oled minu ja enda häält nüüd praegu läbi kõrvaklappide kuulnud, siis kuidas sulle tundub? No nagu sa tead, HIFI-pede ma olen üsna põhjalikult. Nii et harjumus heli kuulata mul on. Ma ei ole seda pidanud väga oluliseks seni podcasti juures. Või tegelikult ma ei kuula üldse väga palju podcaste. Ja nüüd lõpeb meie heli otsa kohe. Kas me tõesti rääkisime pool tundi juba vahepeal või? See tegigi häält, okei, nii nüüd on selge. Tegelikult ma isegi ei pea plaksu tegema, sest et mul niikuinii läheb heli eraldi ja ma arvan, et ma ei hakka seda kõike kokku lõikama. Aga sa oled HIFI-pede. Ma olin rääkimas, et ma ei kuula väga palju podcaste. Et kuna ma nüüd juba siin teises podcastis sinuga olen, siis ma mõtlen, et kas ma olen ise podcastis rääkinud juba rohkem, kui ma olen podcaste kuulanud, vist päris mitte veel siiski. Sest see on ka võib-olla midagi, mida tee õpetab natuke, aga ma tunnen, kuidas ma tahan oma ellu nagu rohkem vaikust luua või tuua. Ehk et see, et ma kusagil mingi trenni taustale või autosõidu taustale, mitte tänapäeval väga palju autoga sõidaks, enamasti sõidan Zoomiga, aga et ma sinna taustale väga tihti ei taha panna midagi, sellepärast et minu jaoks on väärtuslik see iseenda mõtetega olemine, sest kodus on üsna tihti mul ka ikkagi partner kõrval, kui ma pärisega tööd ei tee. Ja see, et ma saan olla päriselt nagu iseendaga ja iseendaga koos vaikuses, on minu jaoks väärtus. Ma olen isegi märganud, et ma mõnikord ei taha, kui kusagile autoga lähen mingile üritusele, kuhu võib-olla keegi tahab ka kaasa tulla, siis ma püüan kuidagi vaadata, et kui nad saavad teiste autode peale, siis ma hoian enda auto tühja, sest egoistlikult täiesti ma tahan nagu seda 2 tundi iseendaga olemist, mida muidu on raskem võtta. Et jah, selles mõttes ma ei kuula väga palju podcaste, aga mulle meeldib selline hea ja nüansirikas heli ja ma näen sellel väärtust tegelikult, et
kui ma tõesti kuulan mingit teemat, mis mind huvitab, siis ma tahan olla selle inimese nii-öelda naha kontaktis, eks ole, mida võib-olla hea helitehnika võimaldab rohkem. Aga mul on üks mõte veel, mida ma tahan sulle välja pakkuda. No. Et kuna selle saate idee sul on selline rohkem nagu mõtlev või selline nagu mõtlusel ja sügavuti minekule suunatud, siis kuidas sulle tunduks, kui näiteks salvestaks mõne saate niimoodi, et terve saate vältel on silmad kinni? Oh, wow. Jaa, ma väga nautisin seda paari hetke, kui mul olid silmad kinni praegu. Et see tekitab mingisuguse kontakti, mida muidu ei ole, aga see kõlab väga hästi. Päris põnev oleks, tõesti. Huvitav, ma just enne jagasin ühte kogemust ilma mikrita ka, et üks saade oli mul selline, kus me jõin enne saadet jõin teed ja see oli hästi õrn tee ja selline hästi zen tee. Hästi nagu mingisse rahusse tõi. Aga siis mis juhtus oli see, et see tõi mu nii rahusse, et mul saate ajal nagu mul oli väga raske leida mingit teemat või küsimust, millest üldse rääkida. Sest mul oli juba nii hea, et ma olin kuidagi endaga sellises kontaktis, et raske oli rääkida üldse. Ja kui ma mõtlen, et kui silmad kinni teha saadet, kuidas siis see nagu mõttelõng jooksma hakkab. Aga eks see siis ongi eksperiment. Võib ka juhtuda, et siis on 40 minutist on 37 minutit vaikust. Kogemusena väga tore, aga ma ei tea, kui tore seda kuulata on. Aga iseenesest see on ju siis meenutab nagu mingit seda juhitud meditatsiooni sellise suure vabadusega. Ja see toob nagu ühe pointini, mis ma enne tahtsin sulle öelda selle vaikuse osas ka, et jah, mulle ka meeldib vaikus ja ma isegi igatsen neid aegu, kui ma sõitsin hästi palju bussiga, kus ma sain nagu täiesti enda mingisse asja lülitada. Aga kohati mingi hetk on jälle see, kus ma tunnen, et mu enda mõtted on mulle nii tüütud, siis ma tahan sisustada oma mõtteruumi kellegi teise mõtetega. Et sama nende juhitud meditatsioonide puhul, et kui ma tõesti olen väga kohal, siis mulle meeldiks, kui mul selles juhitud meditatsioonis näiteks oleks rohkem ruumi ise avastada, ise tunnetada, ise kogeda. Aga teisalt, kui mul on mingi räige monkey mind peas, siis mul on väga raske neid tühimikke endaga täita, kui mul mingisugune hekseldamine käib selleks. Siis ma ootan jälle, et inimene rohkem nagu, see, kes juhib siis meditatsiooni, et tema jälle rohkem nagu annab oma sisendit või toob mind nagu fookusesse. Neid juhitud meditatsioone on hästi erinevaid. Et mina olen õppinud Osho meditatsioone erinevaid läbi viima, kus on nagu esimene level on aktiivmeditatsioonid, mida sa oled ise ka kogenud, kus on läbi mingi kehaliikumise ja hingamistehnikate ja muusika ja kõige selle. Aga Oshol on tegelikult veel teine selline suurem set meditatsioone, mis on Osho saladuste raamatus oli. Äkki ma mäletan valesti, aga äkki oli 113 tükki. Ja need on sellised, kus jäetakse hästi palju, kus antakse hästi sellised minimalistlikud suunised ja jäetakse hästi palju ruumi iseenda nagu sellises nagu sisekosmoses liikuda ringi. Et ma ei tea, kas sa oled midagi sellist kogenud, aga need on sellised, mis võiks anda sulle selle võimaluse just nimelt minna sinna, kus sa tahad tegelikult. Jah, ma kujutan ette, et seal on ka jälle see, või mitte ma ei kujuta ette, vaid tean tegelikult enda kogemusest, et ka seal on see taotlus hästi oluline. Et tõesti, kui ma teen seda nii-öelda, sest et ma olen võtnud endale eesmärgi, et nüüd ma mediteerin iga päev, siis tihtipeale see meditatsioon on täidetud nende mõtetega, et kuna see nüüd ükskord läbi saab või et kui see nüüd läbi saab, mis siis saab. Et aga kui ma võtangi selle eesmärgi endale, et nüüd ma olen täielikult selles asjas, ma ei tee seda nagu mingi kohustusena, vaid ma teen seda just selle asja kogemise pärast, siis võib sinna 1 tunni või poole tunni sisse mahtuda tegelikult väga palju ja väga nagu sügavaid kogemusi ja rahulolu hetki. Et tekitasid täitsa huvi kogeda.
ja tundub, et meie jutulõng ongi kerinud ennast kerasse ära praeguseks. Tundub nii, jah. Ma arvan, et võime selle saate ja kuidas öelda, tehnilise päeva lõpetada küll. Mina olen päris rahul, päris elevil. Olen saanud testida muud tehnikat, olen saanud katsetada mingeid kaameralahendusi ja mõnusalt testelda, mõnusalt teed nautida ja nagu kõikide heade vestluste puhul ikka, ma juba ootan järgmist. Võt. Kas on midagi, mida sa tahaksid lõppu veel lisada? Võib-olla tahad sa teha mõnele oma asjale reklaami või kui sul parasjagu neid ei ole, siis... Mul praegu ei ole, mul on selline inkubatsiooniperiood, kus ma jah ei tee praegu midagi sellist avalikku. Selline talvine puhkuse aeg. No hüva, aga siis puhkame. Ja kevad on juba lähedal, päike käib järjest kõrgemalt. Hüva, aitäh. Aitäh.